Tere tulemast kuulama järjekordset episoodi Palju on ümmargune podcastis. Me oleme Tarviga peale EM-i saadud masendust august tagasi väljas. Ronisime august välja, jah. Väiksel võõrutusravi on tehtud ja läbi kukk on sellepärast, et uus korvpallihooaeg on peale hakanud ja me ei suuda. Täpselt. Ja ei suuda ilma korvpallita ikka veel olla, nii et vaatame üle siis, mis siin maailmas toimunud on. Võib-olla mainime sellega ära korraldusliku poole pealt, et kuna elu on nagu ta on, siis edaspidi hakkab meil episood, hakkavad välja tulema iga 2 nädala tagant. Ehk siis te teate oodata, et järgmine episood siis peale tänast tuleb ülejärgmine nädal siis. Ehk siis teate oodata ja teeme võib-olla natukene pikemad saated, räägime natuke rohkem, aga jah, et tulevad siis ülänädalased edaspidi. Kuid lähme siis kohe lähme jutu juurde ka, ehk siis alustame ikkagi kodusest siis Eesti-Läti liigast, kus siis pall siin mängu pandi eelmisel nädalal tegelikult juba. Jah, ja kohe väga kõva mänguga Kalev Tartu. Enne seda vist, võib-olla parandan, et enne seda, kas minu arust ei olnud ka esimese mängi isegi? Tegelikult oli jah, 30. september mängis veel Keila Vespiga, aga seal ma ei tea, said ikka sükse sahmaka, et kas seda üldse mainida vaja on. Jah, selles mõttes 50 pakk põhimõtteliselt või 48 siis kui täpne olla, aga jah 122-74, et ise seda mängu loomulikult ei vaatanud, et ma ei tea, minul hakkas nagu see Eesti-Läti liiga ikkagi selle Tartu ja Tallinna mängu. Ma olen suuga selles mõttes nõus, et tegelikult ju Toopäev mängisid Valmera ja Augre ka, aga tõesti enda jaoks ka Kalevi ja Tartu mänguga see esimene enda jaoks see kuidagi Eesti-Läti liiga kohale jõudis, ütleme siis niimoodi. Ja eriti pull oli näha seda, et Tartu siis selle esimese mängu enda kasuks pööras. Eriti siis tugeva teise veerandiga, mis võideti ikkagi nagu väga suurelt. 16 äkki. Jah, 15. Et see viimased teise veerandi lõpus viimased 3 minutit oli ikka väga ulme. Kui ma õigesti mäletan, äkki seis oli 25-25 ja sealt hakkas siis Tartu spurt pihta, et poolaeg oli äkki 41-32 või midagi, ei, või 42-30 midagi sellist, et ikkagi päris kõva andmine sealt tuli, ja sellega tegelikult Tartu võttiski mängu täitsa enda kätte, et väga lasid ikkagi lähemale ka seda Kalevit, aga kas äkki 5 punkti kaugusele maksimum, kui ma õigesti mäletan peast, et seda mängu vaatasin ja ütlen kohe ära, et uskumatu, et mitte uskumatu, aga endale ka natuke pisikese üllatusena tegelikult ikkagi see, et Hermet puudu oli, et see on ikka näitas, et Kalevel ikka see mängumootor oli täitsa, ei olnud see, mis ta olema oleks pidanud. Hermet jah, pisivigastusega, eks ole, eemal oli temal jah, seal Kalevis jah, võib-olla ongi see, et ei pane tema rolli enne tähele, kui ta nagu puudu on, et siuke võib-olla jah, mees, kes tõmbakski seda mängu natuke laiali, tekitab need viske, seal tekitab sinna korvi alla ruumi, kui ta mängibki kas 4 või 5 ja hästi lauda, ja täpselt, ja tal on seda haalsust ja seda sellist oskust nagu ronida siis vastasvõistkonna naha alla ja siis samas sütitada enda meeskonda, et kindlasti sealt Kalevil hästi, üleüldiselt tegelikult hästi palju on juurde panna, võetakse igas valdkonnas täpselt, et kelle ma positiivselt välja tooksin, kuigi viskeprotsenti on kõige parem, siis tegelikult Hugo Toom, et ikkagi 19 punkti ja jätkab sealt, kus tegelikult kevadel nagu poolel jäi, et tegelikult ta seal finaalseires ka, et peale Vaaksi vigastust ja seal neid asju, et siis hakkas nagu võttis enda peale. Jah, täpselt, et tema ja siis nüüd siis välismaale läinud, Poola läinud siis Pökler tollel hetkel. Aga et tema siis hea näha, et ta nagu jah, siin ikkagi Toomi kohta ikkagi kõva number, võttis 10-3 lausa ja pani neist 4 kotti ka, ei ole üldse nagu tegelikult ju kehva protsent, 40%-ga 3-sid panna, et lihtsalt 2 väga ei kukkunud. Jah, Tartu jah võitiski teise veerandaja 31-16, kui täpselt vaatan, et see oli jah äge. Ütlen ausalt,
positiivne üllatus, et ja, ei arvanud, et Tartu kohe niimoodi alustab hooaega. Ma jah, pigem vaadates, no ma olen nagu jälgin neid Tartu mingeid kontrollmänge ja neid mingeid selliseid ka siis mingid neid hooajalseid turniire, kus nad käisid ja värki, et siis nagu ma pigem tundus jällegi see, et sellel tiimil läheb võib-olla veidike aega, et nagu käima ennast saada, aga siit kohe võib-olla see pigem näitabki seda, et ma ütleks, et Kalev on ei taha nagu Tartult midagi ära ka võtta, aga Kalev, ilmselgelt Reinbok oli ju ja siis nüüdseks juba Saksamaale läinud, aga tollel hetkel abitreener ka Brett Nõmme, nemad olid ju mõlemad koondise juures pikalt ära, on ju. Alustati hooaega selles mõttes, et need nagu mingid väiksed nüansid, aga selles mõttes ikkagi Tartu võttis selle mängu ikkagi nii-öelda tublilt ära, et ei olnud see... Algul mäletan esimest veerandajaga vaatasin, siis see Tartu uus mängija siis, kes siis, ma ei tea, kus ta täpselt tuli, aga sa mõtled seda? Mis ta nimi? Ma mõtlesin, sa mõtled Bernardi, mõtled? Jah, Bernard, number 1 positsioonil. Ta mängib number 1, jah, et algul ma vaatasin ka, et mis asi see, või kes see on, et ei teinud üldse nagu mängu, nagu, kuidas ma ütlen, mitte mängume liigutusi, aga hästi, arusaadavalt, hästi natuke ebakindel või et ei saanud nagu hästi algul pihta, aga võttis lõpuks teisel veerandajal hakkas tassima ja üldse nagu tõmbas seda mängu nagu ütleme siis laiali, et sõitis välja ja läks ise läbi. Ei no ta jah, oma gabariitidelt tundub ühe koha pealt isegi väga hea nagu leid, et kui me mõtleme tal on ikka väga pikad need käed ja asjad kaitse poole pealt, et siis Tartu väga tundub juba, et väga hea mehe nagu leidnud, et sealt nüüd seda nii-öelda potentsiaali on näha ja nüüd on jällegi vaja see potentsiaal nagu välja saada, nagu ma ütleks, et ära kasutada. Jah, täpselt, et kui ma tooks võib-olla eelmisest hooajast Elseigi näite, et Elseigiga oli sama lugu, et tegelikult nagu hooaja vältel tal oli ikka neid kohti, kus tal olid need madalkohad nii-öelda, kus ta väristas või eksis ja tegi mingeid selliseid nii-öelda, tal on seda energiat ja kõik asja oli nii palju, et ta nagu tegi neid valesid otsuseid või nagu läks liiga nagu kuidagi liiga hea on, kui tuhh on peal, aga nagu tal oli kuidagi üle võllise. Et siis nagu veidike viskab sarnast nagu sellist vibe mu jaoks, et võib-olla siuke vend, kes mingid korrad teebki midagi valesti, eksib võib-olla, aga suures pildis annab väga palju juurde, et just kui ma vaatan puhtalt protokolli ka, et sa oled mängujuht, sa mängid 33 minutit, esimene mäng, visked ei ole küll kõige paremad 13-4, aga sa paned 11 punkti, 7 lauda, 7 söötu, sind on Moorust üks parimaid, kui sa vaatad nagu Kossu, siis üks parimaid nagu nii-öelda silmatesti asju on see, et kui sa näed, et mängija on igal pool nagu seotud, et ta on igal pool olemas ja täpselt selle Bernardiga oli, ja täpselt, et selle Bernardiga oli täpselt see lugu, kus sa nägid kogu aeg, et ta oli kogu aeg oli nagu situatsioonis sees, vaata, kogu aeg oli kuskil olukorras, kuskil, ma ei tea, läks palli peal, oligi lauas, leidis söödud, nagu sa ütlesid, tegi teravust. Jaa, et tal nagu see kolmese tagant, see vise kõige parem ei ole muidugi, et see on nagu väike miinus. 5-1, jah. Et seda tõid ka kommentaatorid välja, et ta küll uhab palju peale, aga et tal see protsent vähemalt eelmistes mängupaikades, kus ta on, ei ole nagu kõige parem olnud. Et aga eks näis. Aga Tartu selle koha pealt väga huvitav sats. Minu arust eriti äge ongi siis kaks ju ülikoolist tulnud meest, Hannes Saar ja Markus Ilver. Et need kaks meest siis ütleme nii, et mõlemal on, mul on tunne, et mõlemad on tulnud siia hooaega või nagu sellest esimesest mängust ka on näha ja olnud, et tulid siia sellele nii-öelda, tulid Tartusse ja tulid siia Eesti liigasse nagu sellise mingi koorem on õlgadel, et ma pean nagu tõestama, et need ülikoolis oldud aastad, et need ei olnud nagu mõttetud aastad, vaata. Ilveri võib-olla nagu Saare koha pealt oli rohkem see, et tema saigi rohkem mängida ülikoolis, ta nagu oli rohkem pildis või selles mõttes pildi nagu oma tiimis, samas kui Ilver oli seal nagu suht iga aasta ikkagi ei olnud nii-öelda põhimees, et ta sai väga tugevat trenni, ta oli väga nagu ütleme kõvemas ülikoolis kui Saar oli, aga samas ta ei saa nii palju mänguaega. Ehk siis mõlemad tulevad erinevast situatsioonist, aga mul tundub, et mõlemal on nagu see sama surve endale nagu mõnes mõttes peale pandud. Kas see oli Ilver minu arust oli see ka, kes ütles, et tegelikult esimene variant oleks ikkagi olnud välismaale minna. No eks ikka. Aga kui sul ei olegi ülikoolist nagu ulvelist mängupraktikat all, siis eks ta raske ole, aga seda on näha ka nagu mu arust see ka, kuidas nagu Ilver mängib ja tegelikult nagu number 4 positsiooni või 3, ta nagu pigem 4 mängib, on ju, siis tegelikult viskekäe koha pealt ka väga hea nagu viskekäega, et Kalevi vastu ka 50% kolmeseid jäi ka silma nagu
kuigi minu meelest Kalevi vastu mängus, kas äkki või ma ei eksi, ma võin eksida, aga korra äkki isegi prooviti number 5 peale, sest Nurgil sai vead täis, no mitte täis vead, aga vigadega oli probleem. Teda seal mängiti selle nii-öelda mängiti lühikese nagu koosseisuga selles mõttes täitsa jah, et on seda võimalust jah. Et ei, mäng oli äge, sellest vaatasin seda ja mõtlesin ka, et ei tea, et mis see esimene mäng, mis see toob, et kuigi nüüd lugesin just uudiseid, et vist Tartu on ikkagi uut mängumeest ka veel otsimas endale. Ja nad teda ei olnud juba siis selles koosseisus ka, aga siis oli perekonnanimi oli Kaio, oma eesnime ei praegu ei mäleta, aga see mees jah siis, kes Kanadast toodi, ta lõpetas Kanadas hooaja veel kuskil, kas oli juuli, august või midagi ühesõnaga ta lõpetas selle hooaja põhimõtteliselt siin suve lõpus alles ja siis nüüd tuli, et me ei tea tagamaid, mis see põhjus on, aga selles mõttes jah, ma olin juba kindel, et kui see uudis välja tuli või seal ülekandes ka öeldi, et see vees on juba vaata ära saadetud, siis ma olin juba kindel, et Tartu otsib kedagi uut ja kedagi teist tasemele ka. Ja muidugi huvitav on ka see ju, et Kalevil on ka 5 siis oli vist 5 välismaalast jah, et selles suhtes, aga siin on jah see reegel, et siis peab natuke plekki rahakoti raudu avama, et veits plekki panema hakkama plekki, et selles suhtes jah, et ei kujuta ettegi, et mis siin see Kalevil, eks neil oli see põhieesmärk hooaja algul oli ju ikkagi see euromängudes ka, et vaatasin neid seal läks vähe aia taha, aga ei ole hullu Ei jah, et aga siis koos ka Tartuga mõlemad seda meistrite liigat siis mängivad. Ja, kui veel Tartu poole pealt rääkida, ma tooks välja, kes mulle tundub, et on seda finaali kaotust ja kes mulle tundub täpselt siukese mehena, kes võtab seda finaali kaotust nagu südamesse ja isiklikult on Karl-Johan Lips, et kui ma võrdlema, seesama Kuulbeti dokk, eks ole, siis kui ma eelmise nagu nii-öelda selle dokki esimest osa, ehk siis eelmise hooaja esimest osa vaatasin, siis siis nendest üldfüüsilise nii-öelda ülesannetest võib-olla see pilt maaliti seal filmis, aga minule tundus, et Lips oli nagu kõige kehvemas selles nagu üldfüüsilises vormis tollel hetkel. Jäi mulle mulje, siis nagu kui ma vaatan teda nüüd, siis võib-olla ma ei tea, kas võttis isiklikult ka seda, et sinna Eesti koondise sinna ei võetud sinna on ju kõik see asi mu arust väga õige, tegelikult ütlen kohe ära, minu arust ta oleks pidanud, ta ei lõpliku koosseisu pigem mitte, aga ta oleks pidanud selles eelkoosseisus tegelikult olema minu arust sees, ta oli Tartu mänguvedaja kõik see, et võttis seda, ma arvan, ma võtaks ka isiklikult selles mõttes, mul jällegi ilmselgelt ma ei näe ju muidugi ta tahab ka ikkagi juurde panna. Jah, aga selles mõttes, kuhu ma jutuga jõuda tahtsin, oli see, et näha on, et mees on nagu hooaja vahelisel ajal vaeva näinud. Liigub palju paremini, palju kuidagi siuke nagu ma ei oska nagu seda kõige paremini võib-olla seletada, aga nagu see, kuidas jah, see liikumine just, et kuidagi kiirem, väledam, kuidagi siuke paindlikum, minu arust on veidikene näha ikkagi, et on ka nagu ongi nagu see nii-öelda keha on veidikene nagu sellisem, veidike teistsuguses nagu konditsioonis, kui ta oli siis eelmine aasta algus. Jõulisem, samas plahvatus, jah täpselt, võt see on see õige sõna, et nagu see on Tartul ainult hea, kui sul liider tuleb nagu hooajale ka nagu sellise nagu nagu sellise statemendiga tuleb, et ma saan aru, et eelmine kevad läks pekki, tegelikult nagu mõnes mõttes niigi ületasime ootusi, et suutsime selle 5 mänguni viia, aga nüüd on see koht, kus nagu ma pean juurde panema ja näitab eeskujuna nagu nii-öelda teistele mängijatele ette, koos Paasoja ja kõigi, siin nagu veidikene kogenumate meestega, et kuidas see asi nagu käib ja annab noortele ka sellist, ma arvan, sellist tuhhi juurde. Et seda oli äge näha ja kelle ma veel välja tooks, hea täiendusena on kindlasti Robert Valge, et minu arust Tartu eelmise hooaja üks suurimaid probleeme oli see, et peale Paaso ja võib-olla Floodi siis hooaja keskel, aga lõpupoole pigem nii palju mitte, Henry ei olnud selliseid
nagu kindlaid viskajaid. jah, siukseid snaipereid. jah, täpselt ja Valge on täpselt see, kes täidab selle, et sa saadki anda et Lipp saab seal teha 1-1, seesama Bernard on ju, kas või Paasoja samamoodi, et sa saad sinna kuidagi teha ja siis Valge ongi see mees, et võtab sinna nurka selle koha ja jalad maas ja kotti ja korras on ju, et jah, Kalevi vastu ka 18 punkti. Aga enne kui liigume natuke edasi ka, siis Kalevis ka rääkides selles mõttes kindlasti ilmselgelt midagi kadunud ei ole. Mina arvan, kus kõige rohkem Kalevil juurde panna on tegelikult see nii-öelda eestlaste tagaliin, mis neil see hooaeg on. Ehk siis Rosenthal, kes ei ole veel ju, me nägime ka EM-il, et ei ole ilmselgelt veel 100% peale vigastust, on ju. Jah. Siis Make, kes samamoodi ju Kuulbetil nii-öelda play-offides enam Keila eest enam ei mänginud, oli vigastatud noore mehena, tal ka, ütles ise ka, et päris palju tõestada, et tahab tõestada, et ta sobib, ta kuulub siia tasemele, kõik asjad on ju, ja Kasemet samamoodi, et tegelikult Leedus ma ütleks, et korraliku tegelikult selle nii-öelda siis hooaja teinud tollel hetkel, et ei teinud midagi hullult säravalt, aga samas minu arust iga kord, kui mingi uudis oli, siis ei olnud ka nagu halvas võtmes, vaid pigem oligi see, et tegi nagu oma ära, mingi 8 punkti, 3 söötu, siukesed asjad. Et ma arvan, sealt on nagu kõige rohkem juurde panna Kalevi poole pealt ja kindlasti välismaalased ka, et siin need mõned nii-öelda mehed, kes siis peavad ka võib-olla veidikene nii-öelda veel mänguga harjuma juurde panema. See kokkumäng on ka ju ikkagi võtab aega ja tegelikult just igaks juhuks vaatasingi asja üle, et nüüd siin Kalevi viimases mängus oli neil Viimsi vastu, siis Rosenthal läks longates korra riietusruumi, aga vist on ehvatusega pääses. Et vähemalt uudistes nii oli pealkirjas, et igaks juhuks vaatasin selle hetke üle, aga loodame et see Rosenthal ikkagi saab jala alla ilusti ja eks see mängumootor hakkab neil ka paremini kokku jooksma, et selles suhtes. Kindlasti, et jah, seal tagaliinis ma tunnen on nagu nii palju juurde panna nende 3 noore mehe pealt, et sealt on... ma usun, et eks nad panevad ka kindlasti, järjest rohkem harjuvad selle Rainbowki süsteemi ja kõige sellega, et küll siis tuleb, et Kasemets ju Tarte vastu ei mänginudki, et selles mõttes küll. Aga teistest Eesti klubidest, kes siis veel on alustanud hooaega Keila Kuulbet, kes kaotas siis kodus ainult 3 Liepajale. Ma vaatasin ka just et ja tegelikult täitsa mitte uskumatu jälle, ma ei tea, mis mul täna selle uskumatuga on, aga täitsa positiivne üllatus, ütleme nii, et siin täitsa 3. ja 4. veerandaeg jäid ju viiki, et ja esimese üldse võitsid, nii et väga sükke tasavägine mäng ikka, tõsiselt tasavägine. Keilaga, selle Keilaga siis on kindlasti see asi, et ma tahan näha, et kas see asi suudab nagu kauem kesta, sest see oli eelmine hooaeg oli ju samamoodi, et nad alustasid väga bravuurikalt. Ja nad olid 4. kohal siin üldtabelis. Jah, nad olid Eesti vist äkki 3. klubi ja üldtabelis 6-7 vist peale Tartut ja Kalevit, eks ole. Et selles mõttes nad alustasid eelmine aasta ka võimsalt, muidugi siis oligi see Kasemetsa äraminek, vigastused, kõik asjad on ju mängisid rolli, et kas see hooaeg ka nagu, eks me näeme, et kuidas nagu see hooaeg see asi nagu jooksma hakkab, aga selles mõttes ikkagi ma ütleks tubli algus, et Liepajale nagu eelmise hooaja, kas nad ei jäänud mitte 8. või 7. või? Nii-öelda põhihooaja. Kahjuks nende Läti klubidega nii kursis ei mäleta. Vist oli 7, et läksid Kaleviga, äkki läksid kokku esimese. Jah, oli küll. Et selles mõttes tubli tulemus, ma ütleks, ja suures pildis äge on näha näiteks, et ongi 2 siis mees, kes eelmine hooaeg Taltechis pigem olid sükeste rollimängija rollis, ehk siis Tassa 25 punkti, visked 13-9 ja ta on kõva snaiper olnud alati, et 8-5 kolmesed ja Patrik Saal ka siis, et temalt siis 16 punkti ja 9 lauda ja välismaalasega jällegi tundub, et Pahv oskab sinna korvi alla või sükesi nii-öelda atleetlikke selliseid välismaalaseid päris hästi värvata, et siin oli siis nimi Isaiah Daniel Thompson. Mees pani siis küll visked oli 15-6 jällegi mitte midagi nagu erakordset, aga mis oli erakordne oli 19 lauapalli, nendest 9 ründest. Ehk siis kui ma vaatasin ka seda mängu, siis jällegi samamoodi nagu ma tooks siin võrdusmärgi Bernardiga,
et samamoodi oli olukord, kus oligi, see vend oli lihtsalt niimoodi pildis kogu aeg, et sa nägidki, et noh, see siuke lennumasin. Selles mõttes, et noh, see ründ, noh, nagu oskab seda positsiooni valida ja oli olemas, et selles mõttes väga jällegi esimese mängu pealt tundub siuke täitsa korralik nii-öelda palkamine olevat, et selles mõttes on eks näis, et kuidas jätkub, aga jah, esimese mängu kohta nagu väga-väga hästi. Jah, et muidugi siin ka TalTech ju mängis oma mängu Valmiera vastu. Ja täpselt. Kaotasid 8-ga. Et ise küll järjekordselt seda mängu ei vaadanud, aga vaatasin statistikat siis ka väga võrdne ikkagi. Siin see mäng oli, vähemalt tundub. Ma nägin esimest poolaega, mis lõppes siis Valmiera ühe punktilise eduga, et seal oli jah seda oli ja noh, TalTechil ka tegelikult vajab kindlasti harjumist, et lisakoormust on nüüd juures Põhja-Euroopa liigas siis see hooaeg madistatakse, esimene mäng läks ütleme, kehvasti on hästi öeldud, seal oli päris maksti korraliku kooliraha. Jah, täpselt, aga selles mõttes need ongi need kohad, kus sa nagu pead, on ju, aga suures pildis jah, täpselt, aga see tuumik on ju selles mõttes sama, et noh, 3 põhipunkti koorijad ka, kes jäidki kohe silma ilmselgelt oli ju Metsalu, Jurgatam ja Post 2 duubel taas kord 16 punkti, 11 söötu on ju. Oliver Suurorg tegelikult, kes on juba mitmeid aastaid Eesti nagu korvpalli nii-öelda liigades olnud vägagi selline nähtav ja selline mees, kelle peale saab loota nagu et tagaliinis, et ta nagu tegelikult hoiab asjad korras, et mõnes mõttes võib-olla eelmine hooaeg ka üks asi, millest võib-olla puudus tunti TalTechi poole pealt oli mees, kellele kes annaks nagu Postile puhkust, et Post saaks nagu nii-öelda vahepeal natukene võib-olla puhata ka, eks ole. Ja noh, mul on kindlasti, ma usun kindlalt, et Saimon Sutt veel leiab oma nagu mängu üles on ju, et siin tegelikult neid mehi, kellega nagu mängida TalTechil kindlalt on, et ma usun, nad on ju tõestanud seda ennegi, et nad on ikkagi korralik sats. Minu jaoks ainult huvitav asi, mis oli see, et enne siis hooaja algust OpTibeti siis see nii-öelda see liiga lasi siis välja Instagramis ja kus nad igal pool panid selle ülesse nii-öelda selle power rankingu või eesti keeles, mis iganes, kuidas sa kutsud ja minu jaoks jah, täpselt nagu nii-öelda hooajaeelne ja minu jaoks kõige huvitavam oli seal see, et TalTech oli pandud Tartust ettepoole, et nagu Eesti teiseks klubiks kui nii palju, kui mulle TalTechi mäng meeldib ja nagu Alar Varrak treenerina ja kogu see sats siis nagu arvestades juba seda, kuidas eelmine Eesti finaal nagu kui kaugele läks ja mis juhtus ja kõik värgid, siis kindel ei. Selles mõttes, et see oli huvitav. Tahaks seda põhjendust kuidagi teada. Ja see on alati see, et tahaks seda nagu mõtteloogikat teada, kuidas sinna jõuti. Aga jah, nägite näpuviga. Jah, täpselt, aga siis Viimsi ja aga tegelikult enne üks asi veel, vaatasin siin kõiki neid mängud tulid siin korraga ette, et üks huvitav asi ka lätlaste poole pealt, et Ventspils pani siis Riia Sellikotti kohe, et 9 punktiga võitsid, et päris huvitav, et siin see hõbe meeskond siis. Jah, et Ventspils on muidugi aastad juba olnud siuke stabiilselt tegelikult tugev meeskond, eks ole, aga jah, et eks nad kõik need Läti meeskonnad on ka siin ikkagi oma meeskonda muutnud ja kuuldavasti on ka olnud vähemalt kui mina olen lugenud, siis ega nii mõnelgi on, ütleme siis rahakotti ka vähe kokku poole tõmmatud. Et kui eelmistel hooaegadel just räägiti, et lätlased saavad omavalitsused nagu siis on vastupidi. Et selles suhtes, et muidugi kahju, et nii on läinud, aga samas jällegi teebki selle asja äkki võrdsemaks veelgi, et Eesti klubidele ka, et just selle, kuigi ega kogu aeg raha ka ei mängi. Ei, kindlasti mitte, et treener ja kuidas sa suudad mängijad mängima, see ka kindlasti, aga selles mõttes jah. Aga selle Viimsi Kalevi mängu juurde tulles, siis seal jah, suht sai esimese poolajaga või esimese veerandiga said nagu asjad selgeks, tegelikult ülejäänud veerandid olid üpris võrdsed, siin isegi Viimsi võitis 2 tükki tegelikult napilt. Minu jaoks võib-olla kõige huvitavamad asjad jällegi, mida ma nagu jälgisin, olid siis nii-öelda Tartu 2 noormängijad, kes siis vahetasid Tartu särgi Viimsi vastu, ehk siis Erki Urvik 14 punkti
temalt, et täitsa väga korraliku viskeprotsendiga ka 9-6 ja Oliver Pere siis ka 10 punkti visked 9-4, et huvitav alati jälgida, mulle meeldib, et kui nagu nii-öelda tehaksegi see samm nagu meeskonna mõttes samm tagasi, aga mänguaja mõttes ilmselge samm edasi, eks ole, et lihtsalt nähagi seda, et kuhu see nagu areng viib ja no Viimsi poole pealt oli ikkagi kõige teravam mees oli Kaspar Kuusma, et lausa 11 vaba viset teenis ja 9 realiseeris ka, et viskekäsi on isalt ikkagi isalt saadud. Ja ei, et no ei, tema peabki muidugi seal seda asja delegeerima. Et eelmine aeg veidikene läks vigastuseda, aga tegelikult jäi jällegi väga positiivselt silma ja noh, Viimsil tegelikult ei olnud ka ju praegusel hetkel mängimas nende eelmise hooaja siis ja nii-öelda eelmise hooaja tegelikult parim eestlasest skoorija siis Rikbergi ju ei olnud veel ka mees praegusel hetkel, ehk siis tegelikult see on ka siuke üleüldiselt tegelikult kõik nagu Eesti meeskonnad väga põnevad jälgimised see hooaeg. Muidugi, et mina ütleks, et selle Kuusmaa kohta niimoodi, et kui nüüd see aasta loodame, et vigastused ei saa takistuseks, siis ma arvan, et järgmine hooaeg ta Viimsis ei jätka, et tuleb tal siin need kõvemad Eesti klubidki. Jah, no samas, ma ise arvasin eelmine hooaeg nagu Rikbergiga sama, et tegelikult ju tegi väga kõva hooaja, oligi parim eestlasest punktitooja liigas ja ma arvasin sama, aga jäi nagu Viimsisse praegusel hetkel. No eks see oleneb jah, et mis pakkumised ja mis asjad on, et ega ma neid ei tea ju. Jah, et ma just ise mõtlesin, et võib-olla läheb kuhugi Pärnu või kuhugi võib-olla keegi käiski uksel nii-öelda koputamas, aga mängijale ei sobinud näiteks mängu aja mõttes näiteks ei sobinud, et öeldi, et ei ole nii kõva tegija, et või ei saa nii palju mänguaega ja mine tea, et meie neid asju ka ei tea. Ja siis teine mäng, mis samal ajal toimus ka, toimus Tartus. Ma kahjuks ise ei saanud seda vaatama minna, tahtsin küll, aga ei olnud seda varianti küll, aga selles mõttes mõtlesin ka, ma nägin seda pool aega ja siis kolmandat veerandit ka ja siis mõtlesin, jah, et aja käiskimine et tehtud on ju ja paningi suht telefoni ära, tegelesin muude asjadega ja siis võtan tagasi ja vaatan, et Tartu võitis lõpuks ainult 6-ga, et mis siis nüüd siin toimus. No ma vaatasin seda viimast veerandaega järgi, et Tartu tõi oma kõik noored mängumehed sisse ja Keila lihtsalt jõuga siis võttis nagu mis ei saa öelda oma, ikkagi saadi kaotuskirja, aga ikkagi seal päris palju minu meelest jõuga lihtsalt lauas nii-öelda nooremate vastu just. No just täpselt nooremate vastu ja seal ei pandud, minu meelest korvi altki ei pandud sisse, et läks siin ikka rabedaks. Jah, et Tartul oli tegelikult üks suur probleem, mis oli pallikaotused. Esimene poolaeg, tuttav mure eelmisest hooajast, esimene poolaeg 11 tükki, teine poolaeg 9 tükki, et stabiilsus vähem. Aga selles mõttes ikkagi, aga see Keila, see korvpallikooli tiim siis ka tegelikult on nagu väga põnev, et tundub jällegi, et ka sõber samamoodi, et tal need 2 välismaalast, kes toodud on, eriti see Burns ja siis Fox, et need tunduvad olevat täitsa mängumehed, et see Burns 29 punkti 10 lauda on ju, et jäi samamoodi mitu korda juba maininud, aga lihtsalt jäi oma nagu mängupildi poolest ja kohe silma, et see nagu mees on siin on ju ja minu selles mõttes ma ei teagi, ma arvan, et võib-olla inimesed, kes sellele korvpalliskeenel võib-olla natukene suuremalt või rohkem kätt pulsil hoiavad kui meie selle koha pealt, et võib-olla nende jaoks see nii suur üllatus ei olnud, aga mina mäletan küll, mina mõtlesin, et kui Tormi Niits siis liitus Keila korvpallikooliga, et siis mina mõtlesin, et huvitav, et mina isiklikult, ma ei tea miks, aga mu peas oli kogu aeg see connection, et ta läheb nagu Pärnu, nagu Eelmäe vaata, et läheb Pärnu, et liigub sinna, on ju, et kuidagi oli, aga liitus Keila korvpallikooliga, me ei tea, mis see ilmselgelt ju, aga selles mõttes, võib-olla lihtsalt huvitav liikumine. Jah, aga seal ongi see küsimus, et võib-olla ta tahabki, ma ei tea, ilmselgelt on ju pere ja kõik olulised, et võib-olla perele lähemal ja kõik siuksed asjad, eks muidugi. Et jaa, aga selles mõttes punkte ikkagi, Tormi Niits oma parimas mahlas selles mõttes, et 17 punkti, 7 lauda ja 4 vaheltlõiget, vabandust, 1 vaheltlõige, 4 palli kaotust, vaatasin valesti, aga selles mõttes ikkagi ka samamoodi, ikkagi see sama energia, millega ta kogu aeg mängib, see jõulisus ja kõik see, et kuigi ta mängib ka seal võib-olla 3 ja 4 ja võib-olla
ütleme keha poolest võib-olla ei ole alati või noh, nagu pikkuse ja selle poolest alati ei ole, siis tal seda jõudu ikka on ikka kõvasti, et nagu madistadagi seal korvi all ja olla see. Jah, ta on täitsa siuke lipsu sarnane. Jah, natuke küll, kehvema viskega ma ütleks, aga seda sellega annab tööd teha. Mängumees on ikkagi, et... Jaa, täpselt, aga üleüldiselt jah, et jällegi, kui ma näeks, ütleme niimoodi, et kui ma näeks siukest Keilat, nagu see viimane veerang, nagu sa ütlesid, kui ma näeks seda nagu ütleme siuke 35 minutit tervest mängust, siis ma ei imesta, kui nad siin Eesti-Läti liigas nii-öelda võtavad päris mitu võitu võivad võtta. No, sellise nagu mängupildiga. Jah, aga muidugi lihtsalt sa ära, ma korras ega vahel, et ära unust seda, et Tartul ikkagi oli ju, alustas ikkagi noored. Ja seda neljandat veerandit, aga et selles suhtes see vahe sinna sisse tuligi, et lihtsalt kui nad saavad siukse sama tuhhiga mängivad, tähendab, nagu nad 4. veerandil mängisid, siis tõesti siin väga palju üllatused. Aga hooaeg on noor veel, jah? Ja, ei, siin on veel mõned meeskonnad alles kas homme alustavad. Pärnu homme. Läti ülikoolil oli ühtegi mängu veel, et mängitud, et... Jah, et seda Pärnu tiimi ootan tegelikult huviga uue nimega siis Transcom Pärnu. Et ootan huviga, et tegelikult see komplekteeritud meeskond... üpriski siuke huvitav, et näiteks Rumeeniast on tagasi siis Gregor Ilves, siis on samamoodi Viimsist liitus nendega Aleksander Oliver Hint, väga tugev kaitsemängija, väga hästi on ju Hendrik Eelmäe, keda mainisime siis Raplast, kes siis esiliigasse nii-öelda praeguseks hetkeks taandus, et selle koha pealt nagu tegelikult mõned rootslased, 2 tükki neid oli siis, kes liitusid ka Daniel Nils Oskar Johansson ja Richard Jonathan Arvidsson. Et selles mõttes kindlasti huvitav meeskond, keda tahan jälgida, et peatreener ka on sümpaatne. Jah, Evart, täpselt, et lihtsalt praegusel hetkel ongi see, et kui ma oma peas mõtlen, siis see sama power ranking on ju, siis minu jaoks see nii-öelda top 3 on vägagi selge, et ma eelmisest kevadet arvestades ma paneks ikkagi Kalev, Tartu ja TalTech. Ja ma tahangi näha seda Pärnut just selle pärast, et ma tahan näha, et kas nagu seal on nagu seda nii-öelda olemas seda, et konkureerida TalTechiga selle pronksi peale. Et kas seal on seda nagu seda meeskonda ja seda asja, et selles suhtes mina arvan, et on ikka, et kuna jah, tegelikult ütleme nii, et kahjuks läks ikkagi Pärnul ja TalTechil selle pronksi peale natuke lihtsamaks, kuna Raplat enam ei ole. Et seal jah, Keilad ja Viimsi, ma ausalt ütlen, siis ma ausalt praegusel hetkel ma paneks Viimsi viimaseks puhtalt, jah, vaadates neid esimesi mänge, et mis ma nagu näin on Viimsil puhtalt, ikkagi põhimõtteliselt Eesti noorte meeskonda on ju, ja teised nagu Kuulbett ja selles mõttes Keila siis korvpallikool on mõlemal ikkagi, neil on ikkagi välismaalased ja tundub, et nende välismaalastega vähemalt esimeste mängude põhjal tundub, et on väga hea saaks saadud. Jah. Aga jällegi, et Keilatega jällegi ootame ka natuke ära, aga jällegi enda kuidagi vaimusilmas, kui keegi, ma tunnen, et kui keegi TalTechile seda konkurentsi pakub sinna, siis see on Transcom Pärnu, aga ma tahan enne näha üldse seda mängu ära, et kuidas nad mängivad, mis see rünnakujoonis näeb, mis see kaitsejoonis välja näeb, et ja kuidas nad üleüldiselt nagu mängima hakkavad. No seda Eiret õnneks saad kindlasti näha, sest et jah, kas või homme juba, et kell 7 on siis Riia Selliga neil mäng, aga jah, et ega hooaeg on ju ikkagi pikk ja hooaeg on noor, et ja homme on, ütleme siis juba ära, et Kalev Cramo mängib siis Läti ülikooliga ja Tartu Ülikool mängib siis Liepajaga. Jah, et ma tahaks seda tahaks seda Liepajaga mängu, ma ei tea, kui hästi me vist ei näe, sest Tartu mängib võõri selle mängu, aga selle koha pealt ma tahaks seda mängu nagu näha just selles võtmes, et
et noh, et see Liepaja, et kas Kuulbet nagu ka, et noh, võib-olla mingit võrdusmomenti nagu luua, et kuidas nagu nii-öelda Liepaja, Kuulbet, Tartu, noh, et mingi siuke, kuidas see nagu asi nagu kõik on, aga jah, selles mõttes on raske praegu mingeid lõplikke järeldusi ilmselgelt teha. Aga kuna hooaeg on täitsa alguses, ütleme lapsekingades, siis mul kohe üks küsimus, no nii, kas see aasta on rohkem Eesti klubisi siis play-offis Läti-Eesti liigas või vähem või sama palju? No eelmine aasta oli 2, on ju, selles mõttes ma endal vaadates nagu komplekteeritust ja asju, siis ma arvan, et me saame selle 3 kätte. Praegu, kuna ma ei olegi seda Pärnut mängimas näinud ja mul Kuulbeti ja korvpallikooli nii suurt usku ei ole, siis ma seda 4 on nagu raske näha, küll aga nüüd noh, nii-öelda Rapla, kahjuks siis Rapla nii-öelda taandumisega ka jällegi TalTechil võib-olla natukene kergem selle koha pealt, et kuigi nad seda Põhja-Euroopa liigat ka mängivad, siis tegelikult ikkagi meeskond on komplekteeritud päris korralikult, päris sügav meeskond, ma ütleks. Ja selles mõttes on, ma arvan, neil on kindlasti varianti selles mõttes ja seesama Raplaga, et Rapla puudumise mõttes just seda mõtlen, et nagu üks tiim võib-olla vähem, kes nii-öelda võtaks võita ära ja annaks kaotusi või nagu selles mõttes, et no jah, et täpselt nagu nii-öelda nende, noh, ütleme üks nende klassi meeskond vähem, eks ole. Et aga jah, ma näen, et 2 meeskonda kindlalt, ma loodan, et 3, aga ja ma ütleks niimoodi ikkagi, ma usun, et 3, ma loodaks, et 4. Mul on tahtsin just täpselt sama öelda, et ma loodan ka loomulikult, et 4 on ju, tahaks loota, et 3, aga ma kardan, et 2. Ütleme, et okay. Ma seda 2 ei karda, sest ma arvan, ma usun, et ma ei tea, mul on TalTechi nagu usku. Mul on nagu see, eelmine hooaeg ka ju Tartu vedasid 5 mänguni ja meeskond jah ikkagi on, et noh, see Valmieraga mäng, need peaksid tegelikult olema lõpuks sellised mängud, kus sa kodus eriti, et kus sa võtad võõrsilma nagu, ma veel nagu saan aru, annan andeks, aga kodus nagu tegelikult võiks sellised nagu mängud enda kasuks pöörata või peaks nagu pöörama, kui me tahame, kui nad tahavad sinna play-offi kohale nagu mängida. Sest noh, praegu enda silmis jällegi kindlad play-offi tiimid minu jaoks Tartu, Kalev, VEF, Ventspils ja Selli. Tahtsin tegelikult seda Selli meeskonda vaadata. No nii kaua kui sa vaatad, siis ütlen ausalt, ega ma ei ole siin peale Tartu ja Kalevi veel ei olegi teisi meeskondi näinud üldse, rääkimata siis Läti meeskondadest, et mis satsid ja need on ja kuidas nad mängivad. Et selle pealt ma oma selle esimese arvamuse nagu ütlen, Okei, no lätlastel jah ikkagi, või Sellil ikkagi Skuja on alles, kes siin tegi tegelikult siis palju pahandust siin siis sellele Kalevile seal poolfinaalis. Persins on alles selle koha pealt ja ühesõnaga jah, et mingeid on ja mingeid ei ole ka ja ma nägin just, et üks vend on neil tiimis on 2008 sünniaastaga ja ma tunnen ennast nüüd vana mehena. Et jah. No jah, et see aeg läheb jah. Nagu klassikud ütlevad, et me kõik jääme vanaks. Jah, et aga ega ma rohkem siit hetkel Eesti liiga pealt ei oskagi. Ega väga rohkem midagi ei ole jah, et homme vaadake mänge. Jah, ootame põnevusega, et mis siin saama hakkab ja selles mõttes põnev hooaeg ees on, et näha, et millised pingerad olema hakkavad ja ma kindlasti jah, selle Pärnut tahan näha kindlasti, et mis nad endast nagu kujutavad, et kas noh, jällegi hooaeg on pikk, selles mõttes hooaja jooksul saab palju muutuda, aga esimese pildi sa saad ikkagi ette, et mis nagu päriselt toimub ja mis see treenerite nii-öelda treeneri ja treenerite plaan on. Aga lähme Euroliiga juurde siis. Euroliiga sai ka kohe avapaugu topeltvooruga. Jah, see oli uskumatu, ma võin kohe siit alustada. Selles mõttes uskumatu, et kuna nüüd me niigi siin räägime, et mänge on nii palju, siis nüüd on ju 2 meeskonda juures.
kaks, Alba läks ju 20 oli ja nüüd on 18 oli ja nüüd on 20. Ja, et lihtsalt Alba läks vahepeal ära. Et ühesõnaga, ma ei tea nüüd, mis case nende Iisraeli meeskondadega on, kas nad siis ikkagi, ma loodan, et mõnes mõttes, et nad jäävad puhtalt mängijate pärast. Sest et siin olid mingid jutud, et ikkagi Iisraeli meeskonnad tahetatakse välja puksida. Eks siis näha ole. Aga lihtsalt mängijate põhimõtt, või nagu ma ütlen, mängijate pärast tähendab, et nagu võtagi see Miitsits on ju, et mees läheb sinna, et kes on ikkagi väga, ütleme, et ma arvan Euroliiga selle, kui mitte selle hooaja, siis järgmise hooaja veel kindlasti üks siuke tahaks öelda staar, et ikkagi suur staar enda nagunii, aga ma mõtlengi just siin üks suurimaid. Euroliiga üks kallim või kõige kallim mängumees peaks oleks olema oma lepingu koha pealt. Minu huvitav point on see, et kui sa oleksid mulle 3 nädalat tagasi öelnud, et meeskonnad peale esimest 2 vooru, kes on täis eduga, on Hapoel, Valencia ja Žalgiris, siis ma oleks su välja naernud. Ja ka... usu mind, ma arvan, et sa ainult olnud. Jah, aga lihtsalt alustame võib-olla Žalgirisest siis. Ehk esiteks need 2 võitu ei olnud nagu mingi Asvelli või ma ei taha Asvelli ka maha teha, nad on 8. praegu tabelis, aga nagu teeme siis, ütleme niimoodi, et ei olnud meeskondade vastu nagu eelmine hooaeg oli Alba. Kuule need 2 võitu, ütleme kohe ära, need olid Fenerbahce ja Monaco võõrsil. Monaco võõrsil ja Fener kodus, täpselt. Et need olid ikkagi eelmise hooaja skalbid. Finalistid, mõlemad, jah, ma isegi seda ei viid kokku. Ma tahtsingi just öelda, mul ei tulnud see sõna öelda, et vaata, aga kui sa seda Žalgirise tiimi näed või vaatad, siis see on ikka midagi müstilist ka mõnes mõttes Žalgirise kohta, et see on nagu minu meelest veel nii ajaloo suurim eelarve, lugesin. Aga kusjuures nüüd tuli välja ju, et täna hommikul vaatasin ka, kas oli Partisanil või, oli ka päris, kes oligi ka ajaloo kõige suurem eelarve ja seal ikkagi mingi üle 20 miljoni kõvasti, pea 30 isegi. Saab lubada midagi ikka. Et neil ongi nende piletitulude asjade pärast juba nii palju tulnud juurde, et kui ma eksis, oli vist tõusnud eelarve mingi teatud aastatega ilmselt 35%. Et aga okei. Aga ühesõnaga Žalgirise poolest jah, et kui sa seda meeskondagi vaatad, on alles sats või tegelikult? Selles mõttes ta nagu on ja ei ole, vaata, et kui me võtame näiteks, ma ütleks Williams Koss, eks ole, kindlasti mees väga kõva Euroliiga kogemusega selles mõttes ja nagu kindel palkamine selles mõttes, et sa tead, mis sa talt saad, sama lugu Maudo Looga nagu, et need olid nagu väga kindla peale palkamised, siis minu arust üks Žalgirise kõige suuremaid murekohti pidevalt on olnud see tagaliin just. Et eelmine hooaeg ka, et lisaks Franciscole ega seal väga nagu seda teist nagu venda ei olnud ja selles mõttes Williams Koss ja Maudo Loo väga head palkamised ja hea, et see võimalus on, et need mehed siia siis Baltikumi nagu tuua on ju. Williams Koss üldsegi, kui sa vaatad selle mehe CV-d, siis ta päris mingi naljamees ei ole, et Olympiakoses Real Madridis mängib. Ja, ei täpselt seda mõtlengi. Ja tervitan meie sõpra Martinit, et tema lemmik mängumees. Nii öelda lemmik. Et Williams Koss on siuke huvitav kuju just. Aga minu jaoks see kõige huvitavam palkamine oli see muuses Friday oma. Just selles mõttes, et jah, ta nagu, tal oli Olympiakoses, tal oli oma sähvatusi, tal oli see probleem selle mingi viirusega, mis arvati, et ta on terve hooaeg väljas, siis ta lõpuks oli 3 kuud väljas, aga kui ta tagasi tuli, siis ta ei olnud tema ise, eks ole. Aga minu jaoks see oligi huvitav palkamine selles mõttes, et nagu jällegi hooaeg on pikk on ju ja need esimesed 2 mängu on tegelikult väga hea olnud, eriti see esimene mäng Monaco vastu, Fenerbahce vastu teine mäng oli natukene siuke lõdvem. Aga minu jaoks ta oli siuke nagu, kas sa paned pihta või pane palkamine, nagu selles mõttes just, et sa tead, mis sa taga nagu saad, aga seal oli nagu, minu jaoks oli küsimärke, et mis seisus ta päriselt on, kõik need asjad on ju, nagu me näeme ka, ega ta algkoosseisus ju praegu ikkagi ei ole, et siis uus peatreener. Esimese mäng oli? Minu meelest esimene või teine mäng, üks mäng minu meelest teine mäng minu arust ei olnud, aga esimene mäng oli, aga igastahes uus peatreener siis Majulis, et ikkagi on ta mängima saanud ja esimene mäng ta ju ühtegi 2 mööda ei pannud, ma ei tea, kas ta teine mäng pani, aga esimene mäng ta ühtegi 2 mööda ei pannud igastahes. Tähendab ja Korvialune, kui korra rääkida ka, siis Korvialune tegelikult natuke õhuke
tundub, et Wright Birutis ja kui sa tahad minna lühema tiimiga, siis Tuubelis võib ka seda nii-öelda 5 kohta mängida, aga natukene võib-olla hõre, et võib-olla hooaja jooksul võib-olla palkavad kedagi. Eks näha ole, et aga selles suhtes ma natuke ikkagi sinuga nõus ei ole, et see Friday koha pealt, et eelmine hooaeg ikkagi ei näinudki me tema seda tõelist mängumehe, et mis mängumees ta siis nagu otseselt on, et tänu sellele vigastusele ja no otseselt ega mina ütleks, et see natuke ma ju ei ole mingisugune ütleme professionaalne agent või keegi või siuke scout ütleme siis, aga on ikkagi pihta pandud ja hetkel tundub, et on ikka päris hea. Hetkel tundub selles mõttes Fridiga oli see, et minu arust ta üle-eelmine hooaeg ka, kui ta mängis Olümpiaakoses, siis sa tegelikult nägid, et seal oli ju tollel hetkel Milutinovet ei olnud, minu arust Fall oli vigane ka ja siis sealt tegelikult oli näha, milline mängumees ta tegelikult nagu on. Mul on kahjuks nii liikne mälut, ma ei mäletagi seda üle-eelmine. Et selles mõttes on ja siis eelmine hooaeg nagu oli, et seal ongi minu jaoks oli see, et mingid küsimärgid on, aga praegu esimese 2 mänguga tundub, et on väga hea palkaminal sellega. Ja Salgrise puhul veel ikkagi see tagaliin ikkagi minu arust väga hästi, et Loo ja Williams Kost tulid, sest et Francisco nüüd ei pea nii palju enda peale võtma. Ja on ka teised nagu ohtlikud, et Lood ju me kõik teame, mis käsi sellel mehel on. Ja Williams Kossil on väga hea oskus läbi murda keskpositsiooni või ühesõnaga tal nagu kõik need Arsenalis kogenud mängumees, kõik Arsenal on ikkagi nagu Šveitsi nuga. Ja näiteks ikkagi ka Gedraitis siis on ju. Kes tegelikult on praegu puudu vigastusega. Praegu on, aga et eelmine hooaeg oligi tema ja Francisco, kes seda tagaliini nagu Gedraitis tegelikult üks põhjus, miks Salgirisel ma arvan ka hooaja lõpp tegelikult läks raskeks Gedraitis tegelikult vajus suht korralikult ära, et hooaja alguses mängis väga hästi ja siis teine pool läks pigem kehvasti on ju. Ja muidugi see hea, et see Austraalia poiss Manek või mis ta oli või? Et see ikkagi minema saadeti. See on kuskil Puerto Ricos või kus see vend on? Chilis või kuskil. Tuubelis ikkagi on nagu parem viskaja, ma ütleks. Tuubelis on mees kas käsi kullas või see samune mullas, sest EM-il me nägime ma ei mäleta, mis mäng see oli. Kas see oli kohamäng, kas see oli veerandfinaal või? Kus ta pani 10-0 või mingi 11-0 või midagi siukest. Siis ta, selles mõttes ikkagi, tal oli see enesekindlus nii maas, et ta koputas seal mööda, aga nüüd näiteks see sama Feneri vastu, et pani seal 2 väga otsustavat 3, eks ole. Mees, kellel ma loodan, et ta sealt platsilt oma enesekindlus ikkagi kokku nagu Arjaga pühkis ja kaasa võttis, oli Prasteikis, et see, kuidas see vend nagu karpi pandi seal 2 või 3 rünnakut järjest ja pall ära võeti nagu lapselt komm, et tuli siuke mehed versus nagu siuke noormäng ja tunne tuli lihtsalt. Et sellest, et EM-ist veel, et EM ja klubi on nagu erinevad natukene. Et see, ma arvan ikkagi Tuubelis, ma usun, et see enesekindlus ikkagi tal tuleb kindlasti iga mänguga järjest juurde seda enesekindlust. Aga ei tea et me mäletame eelmine hooaeg ka, Salgiris siin pani hullu hooaja alguses. Olid vist 6-1 äkki või? Või oli isegi seal, jah. Nad juhtisid ühesõnaga seda tabelit, et selleni ma tahtsin ka jõuda, et ma kindlasti olen ära ootaval seisukohal, et kuidas see asi nagu minema hakkab, aga praegu tundub, et siin nende palkamistega ja uus siis peatreener on siis nii-öelda kutsutakse siis selleks Jassikevitsuse nagu siis paremaks oli siis Jassikevitsuse parem käsi või Jassikevitsus oli tema nagu mentor selles mõttes, et see nagu loodan isiklikult, et Salgiris nüüd ei tee sama viga nagu nad eelmine hooaeg tegid, et tõid veel ühe mängija juurde ja sellega see meeskonnamäng ka kokku vajus. Ma näen, et ainuke vend, keda sinna tõesti juurde võib-olla vaja oleks kedagi, kes veel seda korvi alust on ju, keegi, kes mitte siuke, sul ei ole tegelikult, ma ütleks tagaliini ja ääremängijatega, tegelikult neil on korras, et neil on see Dustin Sleva ka on ju, kes tegelikult on täiesti nagu korralik siuke mängumees samamoodi, et neil ei ole vaja siukest, ütleme, Walkeri tüüpi või mingit sellist venda neil nagu vaja ei ole. Mina näen, et see tiim
igaks juhuks, keda nad vajaksid, oleks veel üks korvialune jõud, keda siis kas Birutise või Vraidi siis ütleks sihukest vahepealset, et Vraidil on ka see kolmese käsi, noh ma olen näinud teda seda kolmest viskamas, aga ta ei ole ulmel see stabiilne vend, et kui sinna võib-olla saaks mingi sellise venna, kes nagu võiks natukene, suudaks nagu, ma tahtsin öelda Sanli, aga nagu Sanli koha pealt on see, et sealt nagu kaitse on nagu sõel, vaata. Et nagu, aga kui saaks mingi sihukese venna, kes nagu kaitses ka nagu nii-öelda suudab hoida oma ja samas nagu rünnakul. Jah, sellest on täitsa nõus, et ega kui vaadata ka teisi meeskondi, siis juba eelmine hooaeg siis korvi alustega ikkagi oli päris paljudel oli ikka neid, ütleme siis sama klassi või samaväärseid mängid väga palju, et siin oligi 3 tükki, ütleme Barcelonagi on ju, et seal olid Villi ja Vesseli ja Fool on ju, kes ikkagi on ikkagi mängumehed ja seal oli veel neid. Ja neid klubisid on palju ja praegu ongi, et selle koormuse ja kõige sellega kasvamisega tundub, et just need pikad mehed kahjuks maksavad kõige rohkem lõivu, et siin Olümpiakos on ju nüüd terve hooaja ilma Foolita, et siin on päris mitmeid selliseid vigastusi. Josh Nebo minu meelest on Nebo on nüüd tagasi ja Milani eest on 2 mängu vähemalt mänginud, ma ei tea, kas ta nüüd uuesti on, ma loodan, et ta elu uuesti vigane, sest ma tõin ta endale Fantasy. Kahjuks pean siin kurvastama, ma viimane kord Fantasyst korra vaatan siis üle enne, kui me päriselt sinna Fantasyst tuleb, siis oli küll vigane igatahes. Ma tegin mingi laupäev või kuna ma neid vahetused tegin selles mõttes, et ja Nebo on vigane. Ei no muidugi. Et ühesõnaga hea on, et aga seda oleks sa nagu nii teada saanud. Jah, täpselt. Aga ühesõnaga see Fantasy juurde me jõuame. Jah, aga siis teine üllatusklubi, ma ütleks isegi võib-olla isegi Salgirises natuke rohkem on, tegelikult on Valencia, eks ole. Ja. Et Valencia, kes tegelikult seda hooaega on ju alustanud ikkagi võimsalt, et võeti ka see superkarikas. Realilt ära. Võeti Realilt ära ja siis kuigi ma ütleks ausalt, et ega need vastased nüüd esimesed 2 vooru nagu ütleme nii-öelda esimese nii-öelda suurusjärgu vastased ei olnud, aga Euroliiga, kui me mõtleme nagu niimoodi, et nii-öelda play-in'i või siis nii-öelda play-off'i saab 10 meeskonna, loeme 10 meeskonna, sest see play-in on ka, eks ole, siis tegelikult need Virtus ja Asvelli mängud, need on täpselt siukese mängud, et kui sa tahad sinna jõuda, siis need on need mängud, mida sa pead kindlalt võitma ja seda praegu Valencia on suutnud. Jah, näiteks Real ei suutnud Virtust võita. Ja Olümpiakos suutsid on ju, et see on muidugi ka oskus oma ette. Et tegelikult, ütlen ausalt, ega siin on nüüd, kui eelmine hooaeg veel oli siuke, et suht kindlalt võisid ikkagi öelda, et Alba oli siis öelda punane latern, siis siin nagu on see, et ega kõik jõuavad kõiki võita. See jah, selles mõttes see nüüd on nagu pekkis, et mu enda jaoks võib-olla, kui jõuame ka sinna, aga mul endal siuke ongi rohkem, tegelikult Asvel lõpuks ikkagi sai see juba selle 1 võidu kätte, aga sama, jah, ma pigem teeme, kes siis on tagantpoolt 3. Kas alustada? Tegelikult võime sellest lihtsalt enda mõttes, kes hooaja lõpus siis 3 viimast. Hooaja lõpus 3 viimast või? Võtan korra need meeskonnad lahti. Ma ikkagi kardan, et see on üks on Asvel. Jah, sama. Ma tegelikult ka kardan, et üks on Virtus. Kuigi meeskond on üpriski okei, aga see on Geelialst on ilma jäädud, Clyburnist on ilma jäädud. Et kui ma vaatan need siis Virtus ja siis ma arvan, et äkki Maccabi. Ma isegi, ma ei ole ühtegi Baskonia mängu praegu näinud, ma ei ole vaadanud, aga seal Olümpiakosele ikkagi näidati hambaid, aga tundub jälle vana hea Baskonia esimese 2 mängu põhjal, et kas nad on ainus meeskond, kes viskasid 2 mängu peale 200 punkti? Jah, täpselt. Ehk siis, või tähendab 190 punkti, endale lasid 200 visata. Aga ühesõnaga, jah, ega mul on suht sama see mõttekäik, et viimaseks ma paneksin Asvelli ilmselt, siis ma nüüd olengi 2 vahel, kas Maccabi või Virtus ja ikkagi ma arvan, et Baskonia on see
17. või 18. No seal on jah, aga jah, selles mõttes jällegi hooaeg noor ja kuigi Baskonia on tõesti üllatanud mind, sest et ma tõesti arvasin, et nad nagu põruvad ikka suht täiega, aga nad ikkagi mängupildi mõttes, nad ikkagi jah, nagu sa ütlesid, olümpiaaksul näitasid hambaid ja vot nüüd see Asvelile kaotus võõrsil küll, aga noh, see näitab nagu ära. Ma ei tea miks, aga mul on alati meeles, et Baskonia ei saa Asveliga võõrsil kunagi hakkama. Mul on kuidagi mälus hoopis, sest ma mäletan mingit mängu, kus nad said reaalselt mingi 30 pakki, minust oli mingi 90-60 midagi siukest. Nad said vaeva 60 punktigi täis. Aga kui Valencia juurde nagu tagasi minna, siis selles mõttes väga huvitav tiim, mida nagu vaadata, mõned nimed, mis on väga tuttavad, näiteks vana hea Puerto on ju, Euroliiga fantasy legend mõnes mõttes on ju, Lopez Arestegi, see mees on ikka juba pikalt seal Valencias pallinud, kaks siis vana siis nii-öelda siis Baskonia meest ehk siis Darius Thompson FS-est siis liikus ja Costello, kes siis juba tegelikult teist hooaega siin mängib, siis noor korvialune mees tegelikult Pradilla, hispaanlane, Sacco siis belglane ka tegelikult väga korralik vend. Ja siis Sestina on siin meeskonnas ja tegelikult minu jaoks kõige põnevam mängumees siin on siis mees, kes siis võttis ka Hispaania superkarika MVP ehk siis Sergio de la Rea, et seda meest vaatad mängimas, et see on ikka, sellel on mängumehe algeid ikka korralikult selles mõttes, et noh, pull vaadata jälle. Vaatasin ka seda superkarika finaali ja ikka. Ma seda Asveliga mängu ei vaatan, seal ta mängis just kehvemini, et tal oli küll 6 punkti, 4 lauda, 2 söötu, aga Virtusele pani 23 sanga, 3-7-5, et seal mängis. Oskab koputada. Seal mängis ikka väga hästi, et selles mõttes seal seda meest jälgin põnevusega, et mis ta saama hakkab. Aga Valenciat samamoodi, et tore, et nad on tagasi Euroliigas, tegelikult minu arust nad on Euroliiga meeskond juba olnud, aga lihtsalt ongi siin varasemalt ka mingid kas rahalised põhjused või mis iganes asjad olnud, aga selle koha pealt on tegelikult põnev sats. Ja no kolmas meeskond siis, kes on täis eduga Hapoel Tel Aviv siis ka uustulnud siis antud liigas. Esimest mängu Barcelonaga neil ja esimene veerandaeg 26 ja mul nüüd hakkasingi mõtlema, et mis see siis nagu kvaliteedi näitaja on, kas see, kui kõik kukub kotti või see, kui kaitse on kõva, on ju. Jah, me rääkisime omavahel vaata, et Euroliigas on nii naljakas vaadata, et siin on üks mäng, mis lõpeb mingi 99-92 ja siis on teine mäng, mis lõpeb mingi 72-66 või midagi siukest. Et vaatasin seda mängu, et siin ikkagi Barcelona jah, siin peal teine ja kolmas veerandaeg ikkagi juba läks neil lappama, et neljandal oli, nad kaotsid selle siis 6-ga, kaotsid teise ja kolmanda kaotsid ka 6-ga, et aga jah. Jah, aga ma vaatasin just seda teist mängu FS-ega, ma seda esimest mängu Barssaga mängin, teist mängu FS-ega ja tegelikult seal oli sama stsenaarium, et esimese poolaja üldse ju FS võitis 11-ga, et 46-35 ja siis kolmanda kaotasid 13-ga, et sealt tuldi riietusruumist tuldi ikka mõnusa tuhhiga tuli Apoel välja ja siis neljanda võitsid veel ka 4-ga, ehk siis kokkuvõttes võitsidki selle mängu siis võitsid selle mängu 6 punktiga, et seal teisel poolel tegelikult väga nagu hästi mängiti. Miisic oli kolmandal veerandajal, hoidis hästi teravust ja oli hästi nagu terav, et esimene poolek ta oli päris nagu me ütleks kohutav, aga ei olnud ikkagi, eks tal läheb ka veits aega, et sealt NBA-st natukene eks ole välja saada, tal ei ole ikkagi NBA-s kahjuks tal seda mängupraktikat niimoodi ikkagi tulnud, et selles mõttes on neid variante, et see mees kindlasti saab veel rohkem jalad alla, aga seda vaadates üldiselt seda Hapoeli tiimi tegelikult nagu väga kõvasti komplekteeritud, et ongi ilmselgelt Mišic on see A ja O on ju. Ei, muidugi. Siis tagaliinis tegelikult partneriks tal veel, kes seal lõpus päris mitu otsustavat korvi viskas, Elijah Bryant, kes on FS. Täpselt, et FS eest näitas ka, et tal seda nii-öelda seda mängu lõpu geeni on, et panna neid kotti. Blakeney tegelikult, kes on väga minu jaoks täitsa uus end, aga esimene mäng kohe Partsala kühveldas. Ja ta on
minu mäletamist mööda, kas ta on teist või 3. hooaega Apoelis. No seda küll, aga no ma mõtlen ka Euroliigas ja Apoeli muidu ei ole vaata jälginud, et minu jaoks nagu täitsa uus nägu, et selles mõttes tagaliini mehi neil on ikka siin kõvasti. Jah, et eelmine hooaeg mängis Apoeli eest ka mängis Eurocup'i, et seal ka oli ikka, eelmine hooaeg oli siis Apoelis ka, aga jah, et ja Chris Jones sinule väga meeldib mängumees, et jah, tema ka, et seda tagaliinis seda nagu seda oskust luua, jah, Jammadar ka, aga ma ei tea, tema karjäär peal seda trelli lukku panemist on nagu alla siia maini taskud. Jah, et allamäge nagu läinud kahjuks, aga selles mõttes jah, et seal tagaliinis seda kreatiivsust või sellist nagu sellist mänguloovust ja sellist viset ja samas läbimurdeid ja sööduoskust ja seda kõike sealt leiab Kamaluga, samas need ääremehed ka, et siin Pariisis tegelikult tubli olnud Colin Malcolm, siis see Wainwright tegelikult, et väga huvitava kehaehitusega vend ja siis hakkab Oklo ka, kes siin on tegelikult pandud ääremängijaks, aga tegelikult ta mängib päris palju tsentrit ka, eks ole ja see korvialune ka, noh tegelikult, et Motley on ju, me teame, see on niisugune jõujuurikas, et halb hakkab, eks ole Fenerbahces oli siin 2 hooaega tagasi jah, täpselt, et eelmine hooaeg läkski Hapoeli ja siin ja Oturu on ju endine jälle FSMS samamoodi, et ja siis Odiasse, kes siis kommentaator viimane mäng mitu korda toonitas, et see on ikkagi vana Eesti-Läti liiga mees, et ta mängis Prometee all paar hooaega tagasi. Ehk siis jah, ja peatreener muidugi ka, ikkagi Dimitri Situudis, et Euroliiga täielik treeneri mõistes täielik legend selles mõttes. Jah, et see Situudis on jah suke naljakas vaheb, nagu mõelda, et ta on hästi palju olnud, et aga ta on ikkagi ainult üks tiitel ette näitud CSKA-ga. Jah, et eks siis näha oled, mis siin. Aga ma tahtsin veel seda Hapoeli kohta veel seda ka öelda, et tegelikult kus on ka hästi sarnased ja hästi võrdsed just need 2 korvialust mees Motley ja Oturu, et ütleme nii, et ma arust liiga sarnase profiiliga mu arust. Ja ma tahtsin ka öelda, et ikka selles suhtes, et täpselt sama tahtsin välja tuua, et nad on jah väga liiga sarnased, et neile otseselt ju ma nüüd täpselt ei julge anda, aga keskpositsioon ikkagi Oturu FS-ist mul eelmine hooaeg kuidagi ka pilt jookseb silme eest, et ikkagi mõned nagu koputas ära, aga Motley ja mõlemad on pigem jõujuurikad ja sellised pick and rolli väljuubi mehed, et Kaboklo on tegelikult see vend, kes võib kolmesid vidata. Aga samas jällegi Oturu ja Motley ikkagi kaitses on ikka kõvad lõvid, noh. Ma mäletan, Motley oli mul omal ajal, kui ma alustasin Fantasyga, oli kohe Fenerist, oli esimene hooaeg ja seal ikkagi üldse jah, et kaitses on ta kõva. Ja, aga jah, et ja siis korra mainisime ka, aga praegu siis 3 tiimi on, kes on siis ilma võiduta, tegelikult ikka rets mõelda, kui sa mõtled, et nagu 20 meeskonnas 17 on juba 1 võidu nagu kätte saanud. 3 meeskonda on siis Baskonia, Maccabi ja Senas Vesta, kes maadleb siin Sviropoulos juba oli vist, nad said vist kaotasid seal. Eile kaotasid liigas ka. Ja täpselt, et siis olid Viletsand ja Sviropoulos tuli välja, et ma saan aru, et lihtne on vilistada, aga see on olukord, kus me peaksime tulema kokku ja kallistama üksteist ja ütlema, et kõik on hästi, eks ole. Ja seega on väga vaja, et Pariis sai samuti eile kaotuse kirja enda koduliigas siis, et need nagu teid silma muuta. Aga Pariisil on väga, see muutus on ikka rets olnud. Kõige rängem muutus üldse. Et peatreeneri muutus pluss siis, kui me võtame eelmise hooaja meeskonna, kes seal alles on Hiffi, alles on Herrera, alles on Uatarra, Cavalier on alles, Hommes on ka alles. Kõik ülejäänud on läinud. Ja vist kõik ülejäänud on läinud, jah. Täpselt. Tõid juurde Terrik Villise näiteks. Jah. Tõid juurde. Endine FSMS. Ja tõid siis NBA kogemusega Lamar Stevensi ka, et eks näis, et see on niisugune ka huvitav meeskond, mida jälgida, peatreener tuleb siis Tšehhi liigast itaallane, et huvitav on näha. Minu jaoks hästi põnev oli vaadata, ma vaatasin siis vaatasin seda Barcelona Panathinaikose mängu ja huvitav jälgida siin järgmistel nädalatel ka, et kuidas see nüüd see Panatiim, et kuidas see asi nagu jooksma hakkab või nagu mis see plaan seal täpselt nagu on või nagu mis seal nagu saama hakkab, et jah, vaata tegelikult ongi, miks mina siin naervaksin, kui sa eelmine hooaeg ütlesid, et neid mängumehi, staare ja kõike nii palju, et nad ei jõua
Final Fourigi. No, mis seal Final Fouris ei teinud ka midagi. Ei, no seda jõudsid selles mõttes hoian käed üleval, aga... Okei, see selleks, aga ma lihtsalt mõtlengi praegu seda, et nüüd on minu meelest ikkagi mina ja selle juurde, et nüüd on neid mehi veel rohkem kui eelmine hooaeg. Ja, on küll, jah, ma ei tea isegi. Et nagu, kui sa juba eelmine hooaeg nii ütlesid, siis mis nüüd, et isegi Ataman ütles, et tal on 2 võistkonna jagu mängijaid, noh, et nagu kõvasi mängijaid. Ja, sest nagu, noh, minu jaoks esimesed 2 mängu vähemalt paneb, ma juba enne kahtlesin ja paneb veel rohkem kahtlema, et kas see Shorts tegi üldse õige käigu. Pigem mitte, jah, sama. Esimesed, no anname aega selles mõttes, aga esimesed 2 mängu ei on ju, Nan mängis tegelikult, noh, nagu Nan ikka on ju. No ei, viimane mäng, korra segan veel, viimane mäng... Passa vastu vist ei olnud kõige parem. Ei olnud, aga Slowkas tegi. Slowkas tegi ja kaitses. Hernan Gomez pani punkti rekordi, jah. Ta pani väga hästi. Aga tegelikult jah, et siin seda valikut on ju palju, et noh, tegelikult kui me võtame selle, ma võtame puhtalt tagaliini. Shorts, Slowkas, Grant, Nan, Galatšakis, Toliopoulos, kes mängis Kreeka eest väga hästi EM-il ja Marius Grigonis on ka nüüd terve veel. Siin on nagu, no siin põhimõtteliselt ongi nagu 3 meeskonna jagu tagaliini. Tegelikult, noh, Galatšakis jätaks välja, aga tegelikult minu jaoks tuli Paulus ja Grigonis mõlemad on ennast nagu tõestanud, et nad võiksid vabalt olla Toliopoulos nagu, ta on näidanud Kreeka eest, on ju, noh, nii palju teda ei ole näinud, nüüd Euroliigas näeme ka, on ju, aga selles mõttes minu arust ta on mängumees, mu arust ta mängib väga hästi ja tal on viset ja seda läbimurd ja kõike seda, on ju, et siin on jah, nagu seda valikut veel, noh, lähed äärte peale edasi samamoodi, Seti Osman Baskoonias siis ära toodud kreeklane Rogava Paulus, kellega samamoodi ma hakkasin mõtlema, et kas see, vaadates seda Barssa mängu, et kas see käik oli kõige mõistlikum. Esimene mäng ta oli isegi päris hea, ma vaatasin. Esimest mängu, jah, ma just ei näinud, aga teist mängu... Ta pani ikkagi koputas nüüd oma koha pealt 3 ära, et... Et teises mängus ta viimane veerand nagu sai, aga ta jah, väga nagu ei olnud pildis ja selles mõttes oli jah, et Bayernile ta pani jah 15 punkti selles mõttes, 5 lauda ka, aga Barssa vastu ainult 11 minutit viskad 3-0. No mängisid ju Barssa vastu üldse kehvasti tegelikult, terve meeskonda. Ja mängisid küll, jah, mängisid jah. Ja aga selles mõttes ikkagi ja kahju on sellest, minu jaoks on kahju sellest, et nende toomistega, et kuigi esimene mäng ta sai päris palju mängida, siis see noor poiss Samodurov, kes tegelikult Kreeka eest ka tegelikult täiesti korralikult mängis Kreeka eest EM-il. Et mina lootsin, et tema saab nagu pana eest rohkem mänguaega see hooaeg. Esimene mäng pani ikka päris hästi. Esimene mäng sai, aga teine mäng ei saanud isegi pingid püsti vaata. Et see on see koht, kus ma lootsin, et tema saab nagu rohkem mänguaega, sest nagu jällegi tegelikult võiks olla see koht, kus nagu see mees nagu areneb, eks ole, et võiks olla nagu kohta. Ja no see korvialune ka, et Lessort alles, Jurtseer alles. Lessort on igastatud veel. Ja no praegu jah, aga selles mõttes ikkagi. Aga Holmes ja siis tegelikult ka Kreeka liigas päris korralikult mänginud Kousseloglu. No Kreeka poiss. Et aga ei, tegelikult ongi see huvitav, et Ataman ju tegelikult mängib ju 8 mehega üldiselt, või noh, mängu jooksul ütleme siis, et neid mängijaid on tõesti väga kahju on nagu näha neid vendisi istumas lihtsalt selles mõttes, et ta võiks jah, noh ta peaks neid kasutama rohkem, eks seal on mõeldud selle Kreeka liiga peale ka loomulikult, et mänge ongi palju ja selles mõttes, et kui on võimalik ilmselgelt, kui on võimalik komplekteerida, siis noh komplekteeriks ise ka selles mõttes. Aga lihtsalt nüüd eelmine hooaeg ju nad kaotasid ju minu meelest Kreeka liiga finaali ka olümpiaakusele, et kui see aasta ka peaks samamoodi minema, siis Ataman hakkab kohveid pakkima. Ma ei tea. Ma ei tea, ma ei usu väga. 2 aastat järjest, ma ei tea, kas nad karika võitsid või? Ma ei tea. Ma seda ei tea, aga ma mõtlen, et minu meelest nad jäid ikkagi... Ma ei tea, kui palju tal, ma mõtlen ise, et ma arvan, et ta sai avantsi sellega, et ta tõi selle 7. Euroliiga tiitli panale. Selle nüüd mitte aga ei no jah, aga ikkagi, et noh siuke papp magama pandud sinna meeskonda ja siuksed mehed, et ja kui sa nüüd teist hooaega ka ei too, et ma arvan, et kõige suuremad pinged ongi Atamanil peale üldse treeneritest. Ei või? Ma arvan Bartsokasel. Tal ka, jah, tema. Mina ütleks Bartsokas, ma tahtsin just olümpiaakuse juurde minna, aga mina ütleks Bartsokas. Okei. No siis need 2 ütleme. Eelmine hooaeg, minu jaoks Atamanil jah ei ole, sest tema on tegelikult panaga tiitli ära võitnud selles mõttes, et
ma arvan, et mul tundub ka, et tal on siuke suhe selle omanikuga, et nad saavad hästi läbi ja noh, ta tegi siin pulli ka, et kui see suudaks mulle Sengunni ära tuua või värki, vaata kui Türgi sellega, et siis oleks kellad kõigil, on ju. Selles mõttes, minu jaoks on Bartsokasel, sellepärast, et sul on olnud nüüd juba 4-5 hooaega, päris pikalt on sul olnud meeskond tegelikult käepärast, kes peaks olema Euroliiga tiitlit võitev meeskond. Ei. Mitte ühtegi ei ole toonud. See praegu ei ole toonud. Okay. See oli, minu arust viimane tiitlivõit oli 10 aastat tagasi. Võimalik, jah. Või rohkem, et selles mõttes. Kohe uurin järgi isegi. Ja minu silmis tema on treener, kellel on kõige rohkem tõestada, sest ma arvan, et jah, et jällegi eelmine hooaeg ikkagi päris võimsalt võeti see põhihooaeg ära, mängiti nagu seda kõike ja siis niimoodi kaotada siis veerandfinaalis või poolfinaalis, Final Fouris kaotada ikkagi päris kohutav, ütleme niimoodi. Et ma arvan, Bartsokasel on väga palju tõestada, kui ta tahab ja ma arvan, et tema on treener, kindlasti hooaja keskel on peakos treenerit ja vaheta, küll aga kui hooaja lõpuks ja tiitlit ei ole, Euroliiga tiitlit, siis võib väga vabalt olla see tema viimane hooaeg pukis. Aga no seal samamoodi see meeskond on ikka retsid, nüüd peaks Evans ka tagasi olema. Jaa, et kui sa korra sinna juba tulid, siis minu jaoks ikkagi positiivne üllatus, kes ka EM-il oli väga hea Kreeka eest, oli Tyler Dorsey. Et väga hästi on alustanud hooaega, aga Olümpiakos. Ja Realile pani korraliku viskekontserdi alguses püsti. Pani jah, aga no ma vaatasin teda mängu. Ma vaatasin ka teda, et esimesed 7-3, ma ei tea palju pandi sisse ja siis teine poolekast, ma ei tea, kas pandi 21-1 või mingi, see oli mingi rets number. Aga Sassal on nagu viskekäega mingi jama, et ei ole enam nii nagu eelmine hooaeg, et vaatasin ka Reali vastu ja esimene mäng samamoodi, et tegelikult on lihtsalt asi selles, et meeskonnad teavad, kuidas ta mängib, et ta, nii kui ta selle palli saab, ta paneb kohe teele, et ollakse hästi palju tal lähedal. Et nüüd on see koht, kus Bartsokas peab jällegi veidikene nagu ma ütleks, et nagu nii-öelda leidma selle võimaluse, kuidas sa saad oma staarmängija nii-öelda ikkagi vabamatele kohtadele ja paremini on, sest me teame, Sassa ei ole mingi läbimurdja ega üks-ühele hullult ettevõtja, et ta võib vahepeal neid mingi üks-ühele mingi sellest crossoverist mingid step back nagu kolmesid panna, selles mõttes, aga niimoodi läbimurdeid ja asju ei tee, et ikkagi lõigete peale ilma pallite liikumine, katete tagant kolmes, et kõik siuksed asjad, mingi pick and rollid, pick and popid, kõik siuksed asjad. Et nende kahe mänguga polegi näinud neid legendaarseid tema lõikeid, et korvi alla vaata sisse, et ei ole, et no Reali vastu ka on ju 2-8-2 ja 3-5-1, et noh, see ütleb juba kõik. Ei ole väga Sassa numbrid, jah. Jah, ei tea, tuleb vist välta, siis hakata varsti treidi tegema, väga veel, annan veel poisile. Aga Olümpiakoses jah, et ma loodan, et Evans nüüd vaikselt võiks tagasi tulla, et siis võiks nagu jalad alla saada. Nilikina nad tõid endale nüüd, aga tema on rohkem ikkagi kaitsva orienteeritusega mängumees, aga peaks tagaliini ikkagi juurde andma. Tyson Ward, väga hea toomine minu arust, ma loodan, ta ju mingi hetk oli, tal oli Reali seal Kruus ka vaata, kommenteeris seda mängu. Ja siis luges seal, et see mees ei olegi see hooaeg veel ühtegi viset mööda manda, siis lõpuks ühe pani mööda. Aga jah, kelle roll tundub, et on vähenenud, vähemalt esimese 2 mängu põhjal on Peters. Ja. Et tema ei ole väga pildis olnud. No Papa-Nikolau on ka siuke. No Papa-Nikolau on hing, süda ja kopsud. Peaks olema meeskonna kapten ka ikkagi. Ja korvialuse mõttes Milutinov on hooaega väga hästi alustanud, aga minu kartus on Milutinovi puhul alati iga hooaeg ta vähemalt kuskil 6 või 2 kaotab vigastuste tõttu. Ja ilmselt seetõttu toodi ju Donta Hall selles mõttes ja Kostas Antetokounmpo siis, et on ka meeskonnas, et mängis Panas, siis vahepeal läks Hispaaniasse ja nüüd siis on teisel pool linna ja punavalges särgis, et eks näha ole, aga selles mõttes on, et ma küsiks sult niimoodi, Tarvi, et me kindlasti kõiki meeskondi üle ei jaksa käia, aga ma küsiks sult niimoodi, et kes on sinu jaoks see hooaeg siis sellised favoriidid, kes arvad, et mängivad selle tiitli peale, kes võivad olla võib-olla mustad hobused, kes ma ei tea, et võib-olla tiitli peale ei mängi, aga jõuavad mingi Final Fouri või kuhugi. Ja võib-olla küsime siis, et kes läbi ka kukub. Nii, alustame siis. No tiitli peale võtan kohe ette. No, ma ikkagi arvan, et põhimõtteliselt on see sama, mis eelmine hooaeg, et Fenerbahce ja Monaco
Olympiakos, Pana, siis tulevad, ma arvan, Partsa, no kui Real saab Mäledoni ikkagi terveks, ütleme, ja mänguvormi, siis Realil on ka seal kindlasti omad võimalused. Aga kes nüüd nagu mustad hobused on, ütleks ikkagi, arvan see HPL, FS, ikkagi ma ikka oma F-st ei jäta vaata, et FS ma arvan on ka, et neil on ju ka seal korvi all on ikkagi toodud ka jõudu juurde ja on ikkagi väga, väga äge nagu see meeskond minu meelest ikkagi ja üllatav, või no mitte üllatav, aga Dubai meeskond on ka päris tummine. Et see on nagu huvitav lihtsalt jälgimiseks, aga ma ei tea, kas täpselt kohe mustaks hobuseks. See Partisani mäng oli neil päris hea selles mõttes küll, et jah, ma ise ei julgeks ka võib-olla seda vekslit välja anda, aga ma näen, kus see nagu tuleb. Ma millegipärast veel arvan, kuigi me juba need läbikukkujad, noh ma arvan, et kes on tagant poolt, siis, mis me mainisime meeskonnad, paneks sinna sekka ikkagi Pariisi ka, et selleks nagu... Ma küsiks võib-olla sult niimoodi, et kes on see suur läbikukkuja, kes võib-olla kukub, kes võib-olla peaks olema kõrgemal, aga ma ei tea, võib-olla ei jõuagi 10 parem hukka. Näed, oleks mul hooaja algul, enne hooaja algust selle küsimuse esitab, oleks öelnud Baskonia, aga nüüd on nad päris ikkagi kodus, nad on hirm kõvad, aga ma ikkagi jään Baskonia juurde, et Baskonia ilmselt... Et no Pariisist on aru saada, sest Pariis on lihtsalt, meeskond on nii palju muutunud, et seal ei olegi nagu teist Baskoonial ka uus peatreener selles mõttes ikkagi mingid uued mängumehed ka, aga seal võikski olla tegelikult, tundub vähemalt esimeste mängude põhjal ka, mis ma ka netis lugesin, mida pandi ka tähele, et see siuke mäng on meeskondlikum, aga noh, see probleem on ikka alati Baskoonia puhul viimased aastad kõik olnud on see kaitse, et sealt ikka kärisib. Ega sõela nii-öelda koht on too, et sealt ikka korralikult seda vett läbi voolab, aga sa ise siis? Jah, ma tahtsin just ise samamoodi, et mina arvan suhteliselt sarnaselt selles mõttes, et ma arvan, et kindlasti number 1 favoriidid, need samad 4, kes olid Final Fouris, Fener, Monaco, juba puhtalt komplekteeritused, no Monacost me isegi ei rääkinud, aga no Mike James on alles, Diallo on alles, Mirotist lisati juurde, Tyson ja Lloyd läks FS-isse, noh, see selleks on ju. Ja. Aga selles mõttes need 4 tiimi kindlasti Pana ja siis Olympiakos, ma ei ole täiesti, see eelmist hooajas kõik juba teavad, siuke vana ja Penaroja heiter. ma ei ole Barssaga nagu 100% müüdud, selles mõttes tiim on väga hea ja see, kuidas nad Pana vastu mängisid, oli väga-väga hästi, aga mind jällegi nagu ehmatab see esimene mäng. Et sa nagu esimese mängu kaotad Apoelile, uus tulnuk, ma saan aru Apoelil, me juba lugesime ka, et tegelikult Sats on ju väga tummine selles mõttes, aga ma ei tea, kui ma panen silmad kinni ja mõtlen Barça, siis ma mõtlen, et see meeskond peaks võitma. See on Barcelona, Et jah, me ei saa alati, et kui me mõtleme nagu, ma tooks analoogia võib-olla jalgpallist, et sa paned silmad kinni ja mõtled Manchester United, siis sa mõtled, et need peaksid võitma alati, aga me teame, milline see praegu see Manchester United on. Viimased 15 aastat juba. On vähe kellad, mitte täitsa nii palju ei ole. Aga varsti on juba 15. Aga ma paneks jah võib-olla, et Real, et kuigi Scariolo, siis ma olen suga täiesti nõus, et Mäledon on võtmetegelane seal, et huvitav on näha, et Campazzo on 2 mängu tulnud pingi pealt ja ta ei ole tegelikult nii palju nagu minuteid saanud, kui ma oleks eeldanud, see on ka, tegelikult ma arvasin, et ta saab rohkem, et ta oli mul Fantasy's ju ka kapten. Sorry, sõna vahele, Valencia vastu superkarikas minu meelest tuli ka pingilt. Et see on nagu huvitav käik, et ma ei tea, et kas seal võib olla mingi taktikaline nüanss või mis aiganes, mis me teame ju, miks Feliz selles mõttes on ikkagi kaitse poole pealt, ta on nagu tugevam, tal on keha suurem, ta nagu on kaitse poole pealt, Campazzo tegelikult nagu oma kasvu kohta, tegelikult kaitse koha pealt, ta ei ole üldse halb, aga lihtsalt see kasv kuskil kahjuks nagu hakkab seda limiteerima, seda kaitse nagu võimalust. Aga see on nagu huvitav asi, mida Reali puhul jälgida, et kas see nagu jääb niimoodi, kuidas see hakkab olema, kui see hakkab niimoodi olema, et kas siis ongi see, et Scariolo on nagu Campazzoga suutnud asjad niimoodi selgeks rääkida, et nagu Campazzo ongi nagu nõus selle kõigega, või siis on teine variant, et mees nagu peale hooaega
Padavai minema, eks ole. Ma seda ei tahaks uskuda. Ma ei kujuta, et eks neis on ju. Aga jah, et Reali koha pealt tegelikult põnev meeskond komplekteeritud selleks hooajaks, et kindlasti jälgin huviga. Ma olen FS-ega tegelikult 100% nõus, mu arust FS komplekteeritus väga põnev, mulle tegelikult väga, jah, kui mulle üle-eelmine aasta üldse ei meeldinud see FS-i tiim, siis mulle see hooaeg väga meeldib. Selles mõttes ikkagi Larkin on ju, ei ole tema vastu kunagi midagi olnud. Vailer Päev, üks mu lemmikuid tagamehi Euroliigas, Cordinier, samamoodi Osmani tundub, et ikkagi ongi nagu eelmine hooaeg tal olid need mängud, kus ta nagu tegi hea mängu. Ta on ka kohe alustanud. Ja pani siis kehva mängu, aga nüüd tundub, vähemalt praegu tundub, et tal on mingi stabiilsus tulnud, et ta teeb mingi oma asja ära, on ju. Siis tundub, et see Kai Jones küll, ta oli suht mingi hull vend seal NBA-s selles mõttes, et ta tegi mingi hulle väljaütlemisi sotsiaalmeedias värki, aga mängumehe koha pealt tundub olevat üldse nagu mängumees, et see FS tiim mulle tegelikult meeldib, et nemad paneks musta hobuse koha pealt, keda ma ei oleks hooaja alguses eeldanud play-offi, aga kes võib jõuda esimese kahe mängu põhjal Valencia, ma ausalt ei oleks tegelikult pannud Salgerist top 10-sse esimese kohe niimoodi, et Valencia või? Ma näen, vaadates seda esimest kahte mängu, ma näen maailma, kus see on võimalik. Ma ei ütle, et see päriselt juhtub, aga kui me mõtleme ja ma arvan, kes nimede põhjal, kes läbi kukub ja kes võiks olla üks esimesi meeskondi, kes treenerid vahetab, mina arvan, et vana aja eelmine hooaeg sai ka puid alla pandud, aga ma ei tea, see Armani on ikka Arvad? Nad võitsid siin ühe mängu küll, et 1-1, eks ole. Jaa, ma ei tea, see meeskond on nagu vähe kõvem, ma just enne vaatasin seda. Selles mõttes Lorenzo Brown, Marko Kuduric on ju, selles mõttes täitsa okei on ju, Liidei on alles, Shields on alles, Kantšar on juures on ju, Booker ei ole oma hooaeg üldse hästi alustanud, Dunston võiks olla hea ja kui Nebo nüüd vigastatud on, siis on jälle kellad on ju. Et ma ei tea, mul meeskond mulle, nagu kui sa räägid nimedest, meeskond mulle meeldib, aga mul kõik usk Messinasse on kadunud lihtsalt selles mõttes, et nagu seal on ja ma arvan, et Dubai võib üllatada, ma ei kujuta ette, mis selle Partisaniga nagu saab, et ma kindlasti Muurinen jah, et soomlast hakkame jälgima, noor poiss 18-aastane et siukene, ta juba siin sai Aadreliigas pani 2 vist tonki ka ja et 18-aastane vennalt käed on tatoveeritud nagu ta oleks 30 aastat vangis olnud aga selles mõttes, et jällegi Obradovitši koha pealt lihtsalt, et kui nüüd Partisan nagu kolmandat hooaega nagu play-offist välja jääb, siis on jällegi nagu küsimus see, et kas nagu tuleks edasi liikuda, et ma saan aru, et legendaarne treener ja kõik asjad, aga nagu kuskilt ju jookseb see piir. Ei, muidugi. Ja ma mõtlen nagu, et kas see võib olla üks, et nagu see esimene mäng Dubai vastu oli nagu nii veider, nad lasid vahe sisse, siis tulid tagasi ja lõpuks olid ikka 20-ga tuppa, on ju. Et see on nagu, need on nagu minul kõige suuremad võib-olla küsimärgid. 13-ga küll, aga seal oli üle 20 oli. 20 oli vahe, ma panin peale seda kinni. Ja üle 20, aga jah, et ma väga ei tea, et ma arvan, et ei tea jah, et ma arvan, et Bayernil läheb raskeks nagu oma eelmise hooaja edu korrata. Ma kardan Virtus samamoodi jääb natuke nõrgaks, et kuigi Edwards ka siuke äge pullmängumees ja mulle meeldib väga see itaallane, see Young, kes neil on, kes Itaalia koondises ka tegi väga ägedaid mänge. Et mulle väga tema meeldib, et tegelikult nagu huvitav meeskond, aga ma kardan, et jääb natuke väheks meeskonna mõttes, et selles mõttes jah, ma vist rohkem kedagi ei oskagi välja tuua, et läheb põnevaks ja Maccabi, kui ma arvan Iisraeli tiimides räägime, siis ma arvan Hapoel võtab kindlasti kõrgema koha kui Maccabi ja mul Maccabisse ka väga usku ei ole ja Svesta ka, et ma ei tea, pigem Svesta ka siuke kahtlane ikkagi suures pildis ka, aga jah, põnev on ja juba homme siis 3. voor lahti läheb, kui Iisraeli derbi et ma arvan Hapoel võidab tolle ka, et selles mõttes toon neid mänge ja asju on nüüd ikka siin kamaluga jah, et ma arvan, me mingid ennustusi praegu tegema ei hakka, aga et võib-olla kui siis vaadatagi, et mis need järgmise vooru põnevamad mängud on, ma tooks välja ilmselt ise
Armani Monaco tegelikult, noh tahakski näha, et mis Monaco nagu, mis seal toimub. Partisan FS tegelikult, Partisan kodus, et just ka, et ja näha, kuidas see FS nagu toimub. Ja võib-olla Olümpiakos Dubai ka, et näiteks Dubai võib-olla esimene kõige suurem test. Bertans pani Dubai poole pealt esimene mäng pani hästi jah, et siuke test ja Bayern Žalgiris ka, et ma ei teagi, et kas Bayern on kodus ikka väga kõva, et Ops pani ju siin eelmine mäng siukse viskekontsepti püsti jälle. Aga mulle, selles Bayern nagu kuidagi ei ole see aasta mul nendesse usku. Ei, mul ka mitte, nagu see komplekteeritus jääb natuke liiga õhukeseks minu arust. Et teisest seal kuskil keskmikud ole või sealt 10. kohast allapoole, ütleme mingi ma ei tea, 13-16 või midagi sellist. Jah, et neil ongi see, nad tõid ju nüüd siis Partisanis selle Maigi on ju, Hopst on ikkagi, neil on mingid noormängid juurde, Venjan Gabriel on neil tiimis, tegelikult Stefan Jovic on ju tegelikult väga hea kogemusega mees, Kifai on alles, Reitan Meis pani tegelikult Realis siis eelmine aeg ebaõnnestunud mees, pani tegelikult ikkagi esimene mäng päris nagu hea ka asja kokku on ju, aga nagu lihtsalt kuidagi jääb natuke, kui eelmine aeg olid nagu need põhimehed olid väga nagu selgelt võib-olla joonistusid välja ja nagu kõik värgid ja nagu need liidrid siis praegu ma ei oska sulle öelda, kes see liider on, sest Ops kindlasti iga mäng siukest asja ei pane, sest tal on Arsenalis. Tal on vaja ikkagi, et keegi annaks neid palja talle. Jah, tal on Arsenalis, lihtsalt tal on Arsenalis ainult üks asi, suures pildis, see vise. Jah, et läbimurdida ta ka ei ole. Jah, täpselt, et see ongi see probleem, et kui ta mäng oleks mitmekülgsem, siis oleks varianti. Aga okei, läheme siis, ma arvan, lõpetuseks tegelikult käime Euroliiga Fantasy üle, siis räägime natukene väliseestlastest ka. Ma võin alustada, minu eelmine voor läks veits aia taha, algus ei ole midagi hullu olnud. Kui keegi tahab liituda meie Fantasyga, siis võib meile kas kirjutada, me saadame koodi või siis meie Telegrami kanalist leiab selle koodi kohe nagu üles selles mõttes, kes nagu soovib. Aga jah, minu poole pealt ma tõin Carlik Jonesi, sest ma arvasin, et nagu Milani vastu võiks koputada, läks suht okeilt, viimane veerand natuke langetas ja ei tulnud sealt väga hästi. Campazzo on olnud miinusprojekt. Wright, esimene mäng üllatas väga suure skooriga, teine mäng tegi umbes seda, mis ma arvasin. Mis mul seal veel on, Kifai on hästi palju päästis mul see noor, see sama Hispaania poiss Valenciast oli tubli mees, Jassikevitsus -5, sest ma arvasin, et ikkagi et kuigi Žalgiris kodus, siis ma ei tea, Feneris ma arvasin peale seda esimest mängu, ma vaatasin seda esimest mängu, siis mul nagu oli usku, et võtavad ära et ma ütlen esimese Žalgirise võidu pigem kirjutasin ka nagu Monaco kapsaaed, aga võib-olla oleks pidanud rohkem seda respektima, seda Žalgirise võitu võib-olla. Võimalik. Aga jah, ja siis ega mul väga kedagi muud välja tuua ei olegi. Lutsits ei teinud oma ära, tema tõin ja siis tõin Svestast, arvasin, et kuna korvi all mängis suht hästi ja tegelikult peaks seda ruumi olema, tõin siis Ibusuunu või mis iganes ta nimi oli, selle mehe ka, aga teine mäng ei olnud ikka see. Teine mäng ei olnud ikka see, ehk siis jah. Niimoodi läks, et mingi vist 90 midagi punkti tuli, et see teine voor läks suht kehvasti, esimene voor oli normaalsem, et kuskil 120 pluss punkti. Mina siis esimene voor tõin endale siis ikkagi Šaša Žekovi, tõin endale Baldwini, Mirotitsi, Panteri, Jonesi, Rivero ja siis ülejäänud olid sellised nagu meile meeldib öelda kaerad, et need, kes ei saa siis mänguaega, et lihtsalt raha, ütleme, või kohad. Tiksuvad tundi. Ja treener oli siis Valencia treener Martínez. Seal sul läks ka üle nagu nugade lõpuks siis see valet treeneri. Jah, et 2 ainult võitsid Asvelli. No aga parem kui miinus, eks? Ei, muidugi, et aga ühesõnaga jah, et pettumus muidugi Rivero -1, aga seal oligi see, et see sama, keda sa mainisid, kes on see, kellega sa tõid, aga teiseks voorus ei teinud. Jah, et too Rivero peaks nüüd vist vigane ka olema. Ja treidisin ammu ära. Ja nüüd teiseks vooruks tegingi siis väiksed muudatused, tõin Dice'i siis Rivero asemel ja kelle ma veel ära andsin, ma isegi ei mäleta, kas ma siit saan kohe vaadata ka või. Jonesi andsin ära ja Jonesi asemel tõin endale
Tyler Dorsey, et ülejäänud on kõik suht samad, noh treener on muidugi Baskonia treener ja tead, ma tegin nüüd natuke eeltööd, ma jätsin praegu ka Baskonia treeneri, viimased 8 mängu Baskonia, viimased 8 mängu kodus pole Bananeid võitnud. Ma tegin siukse, vaatasin järgi, et ma ei tea, kas julge. Et ma ei tea julge, ma ei mäleta isegi, mis ma treeneriga tegin, aga ma tean, ma tõin endale Huardi, ma tõin endale Nebo, aga jah, Tšabak ka, eks ole, siis vaatame, kelle me toome ja mingid vahetused tegin veel, ma ei mäleta, kas ma andsin Campazzo ära no, jah, ma tegin just, ma võin Garlic Jones'i äkki ära mul lihtsalt treeneriga jah, kuna seda nagu öeldakse, rahalisi vahendeid ei ole, siis mul on valida kas Asvelli treener või Baskonia treener, aga Asvel mängib Realiga. Nii et ega seal väga vahet ei ole, võib-olla ma... Ja Asvel on ka viimanud minu arust, mul on meeles, et Asvel on ka Realile aastaid siin mitu aastat. Jah, eelmine aeg ju võtsid ju 2 minu mõnes. Selles game winneriga, jah. Jah, et ma natuke mõtlen, aga need on need 2 treeneri valikud, et mänge ma rohkem kindlasti ei vaheta. Kui siin keegi muidugi vigastada ei saa või midagi. Okay. Ja mul jah, ma nagu ütlesin, mul muid treide praegu ei ole, kuna mul arvutis teda ees ei ole. Aga jah. Aga okei, aga siis ma arvan lõpetuseks ma ütleks, et üleüldiselt Eesti korvpallile äge nädalavahetus. Väga äge. Retsilt palju ägedaid õnnestumisi, just Eesti koondise, ma ütleks niimoodi põhimeestelt. Ma tooks välja kindlalt 4 venda, esiteks Kullamäe, kes oleks 3. mängu järjest peaaegu 15 punkti viskanud, tegi väga hea mängu. Teiseks Konotšuk, kes küll tiim siis Bursaspor Efesele küll kaotas, aga Kono koputas 5-3-st. Efesele, ütleme ära, see on Efes. See on Efes ja 19 punkti kokku. Meeskonna parim. Meeskonna parim, jah, täpselt. Siis oli Sander Raieste, kes siis tegi oma Hispaania liiga punktirekordi Murcia eest, pannes 17 punkti, pannes ühe väga ägeda Alli-Ubi pealt ja üleüldiselt ka 3 vist oli 4-2 äkki ja võttis ka 7 lauda, et oli minu arust kas parima efektiivsusnäitajaga või? 17 punkti 7 lauda oli. Ja Hendri Trell ka, et kuigi tal selle Badalonaga siis pidi praeguseks olema lühiajaline leping, siis praegusel hetkel vähemalt ikkagi on vähemalt see Hispaania liiga mäng oli küll, viimane oli väga hea, et 13 minutiga siin 10 punkti, 2 lauda ja vist 2 fiske blokeeringut ka, et loodame Trelli koha pealt eriti, et kui me räägime Trellist, siis eks endal ka kindlasti oli, ütleme, närv must selle peale, mis juhtus küll, aga noh, jällegi õppematerjal on ju, me oleme kõik inimesed, me kõik teeme vigu. Ma arvan see, kuidas teda nagu siin päris ulmeliselt nagu tambiti materdati, ei olnud õige. Samas eks ta tegi ennast lihtsaks märklauaks kõigi nende väljaütlemistega, mis ta on siin aastate jooksul teinud. Ütleme niimoodi, et no karma sai kätte või, kuidas nagu öelda, et selles mõttes, et see, mis ta Portugali nagu liiga kohta. Jah, see oli jah, jällegi noh, see sama, et eks tal on see NBA veits veres on ju, et veits teha neid klippe ja noh, et noh, eks nagu öeldakse, et halb reklaam on ka reklaam või siuke nagu, et noh, ütlegi siukesi veits nagu kuskilt metsast välja ütlemisi nii-öelda. Et selles mõttes küll, aga suures pildis ma loodan, et ta, ma ütleks niimoodi, ma loodan, et ta on teinud oma järeldused sealt. See sama, kõik see patrullimisjutt, mis oli ja kõik see ka, eks ole, et selles mõttes ma ei tea, minu jaoks on see, et ta ei pea aasta aega, ta ei pea endast nagu mingit intervjuusid, ühtegi intervjuud andma, mida midagi märku andma, midagi lasta, noh, kui ta saabki nüüd Badalonaga, saaks selle aastase lepingu, mängi seal Rubioga, võib-olla Rubio mentorina näiteks, et äkki nagu mõnes mõttes paneb asjad paika, et mängi seal ja tee trenni mingi 2-3 korda päevas ja tee see oma mingi pallikäsitlus paremaks ja kõik siuksed asjad, et näe vaeva, tee tööd. Ja ma usun, et tegelikult tal on nii palju seda ainest nagu mängumees olla, et patt oleks, kui see potentsiaal nagu raisku läheb. Mul on nagu oleks kõige rohkem selles kahju. Muidugi, et noh, jah, ma nagu olen täitsa selle
EM-i ja kõik selle, see on juba mul nagu läinud, et see on nagu selles ma lihtsalt jah põnevusega nagu tahangi klubihooaegasid jälgida, et näiteks sama Kullamäe jällegi paljud ju jällegi nii-öelda arvavad või ütlevad, et see on nagu samm tagasi, eks ole. Liiga mõttes jah, ta on samm tagasi selles mõttes, aga samas ta saab ikkagi Euroopa mängu, ta saab palju rohkem mänguaega, me juba näeme, et ta saab palju nagu nii-öelda, tal on palju vabadust, ta saab visata, kõik seda, et selles mõttes ma arvan, et see ei ole kindlasti samm tagasi ja edu Kristjanile. Ühesõnaga ma tahtsingi seda ka öelda, et ega rahu, et ega me vaatame rahulikult kuidas läheb ja ega kindel ei ole, et ta sinna jääb, ütleme siis võib-olla hooaja küll teeb, aga järgmine hooaeg jälle või keegi tuleb, koputab uksele või mida teha. Ei, 100% jah. Rahulikult Konotšuki poole pealt küll selles mõttes no see on kõige kuuem Eesti mängija. Kõige kuuem vend ka, aga no sellel vennal, ma ei tea, mulle tundub, et tal on nagu seal kahe kõrva vahel on need asjad nii korras, et kui ma mõtlen selle Portugali mängu ka, et kus ta pani vist lõpus kas 11 või 13 punkti või, et nagu tal on kõrva vahel nii kõik korras, et ta suudab kõik muu nagu välja lülitada ja lihtsalt ongi see Artur Konatšuk, keda me kõik teame ja arvestame, vaata, et see kiire viskeliigutus, kolmene kotti ja kõik need on ju, et selles mõttes ainult edu talle ja ma usun, et see Türgi ka, et selle juba esimese mänguga ta näitab väga palju, et siin on näidanud ka ja ma usun, et see on jällegi hüppelaud kõrgemale ja Raiesti üle on mul lihtsalt hea meel. Lihtsalt hea meel, et see vend saab reaalselt mängida, et ta saab näidata, et tal on Arsenalis ka muud lisaks lihtsalt nurgas passida või siis lihtsalt kaitses nii-öelda teha, et tal on tegelikult ju Arsenalis veel ja nüüd seal Mursias ongi see, et ma loodan, et tundub, et ta on saanud ja ma loodan, et ta saab veel seda enesekindlust, et kui me EM-il ka, et siis oli veel see, mulle tundus, et siis oli veel see Baskonia Raieste nii-öelda, kes ei saanud väga palju viskeid ja läks siin, üks või kaks viset vist läks ässa ikka äkki oli see sama Portugali mäng on ju, aga et ma loodan ja ma näen nagu seda mingit nagu, ma näen seda mingit muutust või nagu ongi see, et treener usaldab, sa saad rohkem mängida, sa saad ka rünnakul nagu palli päriselt, eks ole, et seda on nagu kõike hea näha ja ootame, et läheks ainult paremaks ja niimoodi on ainult lust eestlastele kaasa ju elada. Jaa, et hooaja algus on äge kõik. Aga elame eestlastele kaasa nii heas kui halvas, et ikkagi väike riik oleme ja saame omadel alati kaasa elada. Aga ma arvan, et see on tänaseks kõik. Tõmbame otsad kokku. Sai palju korvpallijuttu räägitud. Täname teid, kes ikka meid vaatavad ja kuulavad, kas siis YouTube'is, Spotify's, kus iganes keskkonnas, kes kirjutavad meile et päris mitmeid kirju saime, et Euroliiga Fantasy Liiga kohta ja et kas me ikka teeme ja kuidas episoodide kõik asjadega on, et ikka tuleb, aga peame lihtsalt navigeerima muid asju ka. Muu elu on ka. Jah, täpselt, et oleks küll ideaalne maailm, kui me saaksime seda teha nii-öelda palgatööna. Kahjuks ei ole, aga praegusel hetkel ei ole, aga ma annan endast parima ikkagi, et iga 2 nädala tagant teil episood välja tuua ja ikkagi nii-öelda korvpallijuttudega rääkida. Oli tore kertsinuga rääkida. Oli tore ka, ei olnud ammu näinud, aga aitäh teile siis taas kord ja me soovime teile toredat nädala jätku ja ilusat päeva. Nägemist.